hakkab või? Hakkas juba või? Jaa, hakkas. Salajutud hooaja viimane episood. Me oleme just tulnud tagasi Austraaliast. Konkreetselt eile. Siin on Mallu ja Kristina. Uued Mallu ja Kristina, sest me oleme nüüd käinud Austraalias. Ja meie silmaring on veel Me oleme nii kultuursed nüüd, et ei kujuta ette. Jah. Kuigi tegelikult sina õppisid Austriaid avama. Ja, ma olen nüüd selles mõttes Austria avamise puhul Austria avamise võrra rikkam nüüd, et ma oskan nüüd tõesti neid avada. Ekspert. Sest et ma mäletan, kui me ükskord läksime Art Priori ja ma tahtsin Austriat kokadööd juba ära läinud ja keegi ei osanud seal avada. Muidu nad olid mingi, et ma oleks saanud ju seal osta neid, aga keegi ei osanud avada ja siis jäi nagu ostmata. Aga nüüd, kui on selline probleem, et ei ole kedagi, kes oskaks avada, siis mina oskan. Ja ma ühe sain tegelikult ise ka lahti, aga sa said kuidagi selle nipi nagu kätte. Ma arvan, et sa tegelikult oskad küll, see lihtsalt seal oli hea lihtne, et mina teeksin. Esiteks, meil kadus üks rätik ära, nii et me ei saanudki korraga teha. Ja ma ei tea, mul olid nagu nii kõvasti kinni, ma täiega kartsin, ma löön endale terava asjaga kätte. Ja sa said nii hästi hakkama. Ma olin väga tubli selles Austria avamises, aga selles mõttes, et Austraalia lahe ja eks siis pikemalt saame sellest, nagu saate näha siis K3-st. Jah, et meil nagu selles suhtes lihtne ei olnud, et töö. Jah, töö, et vaata, kui sa oled reisil nagu nii-öelda niisama, meil oli nii-öelda vestõhtud, aga kui oleks ainult vestõhtud olnud, siis me nagu oleks saanud seal nagu rohkem võib-olla lamada või nagu mingi chillida, aga kogu aeg meil olid nagu ikkagi nagu võtted, et oleks teile midagi näidata ka, et siis oli natuke teistsugusem reis, kui me võib-olla tavaliselt harjunud olema. Ja ma praegu õudusega mõtlen kõiki neid kordi, kus me vägijooki võtsime, et kuidas need kaadrid sealt välja tulevad. Ma ei tea. Mul ei ole õrna imagi. Pärast sõimatakse jälle jotterit, eks. No selles mõttes, et ma juba sain aru, et ma olen ja sellest on fine. Ma arvan, et aga selles mõttes me olime reisil peabki võtma. Me ei võtnud tegelikult iga päev ju. Ei. Vist. Ei võtnud, ma ei tea. No eks näis, mis sealt saatest on. Kes vana asja meenutab siin peast välja? Ma isegi mäletan seda reisi üldse, et mul on endal ka tore vaadata pärast seda saadet, sest et ma ei tea täpselt, mis me tegime. Mulle reaalselt tundub, et me olime Austraalias 8 kuud, aga kohe, kui ma tagasi jõudsin, siis mul siuke tunne, et ma pole kuskil käinudki. See oli jah hästi naljakas tunne, sest ma olin ka täna kohe juba rutiinist tagasi, et viisin lapse lasteaeda, käisin võtsin oma selle hommikuse Circle K kohvi ja siis läksin koju, siis käisin mingi pesemas, tegin korda ennast, käisin Stenuga matšat joomas ja väga chill vibes lihtsalt ja nüüd tulin siia podcast tegemas, et selline tunne, et nagu tõesti olekski kuskil käinud, et kohe rutiini tagasi ja see jetlagi ka nagu hullult ei ole, aga kuigi ma ärkasin täna väga vara, et kui võib-olla podcasti poleks, ma võib-olla praegu diivanil magaks. Aga muidu on nagu väga okei. Mina olen päev läbi väga usin olnud, et ma olen seal igasuguseid kuradi loomi talitanud ja ma ütlen meil, see kodus ainult sünnivad mingisugused imikud, ma ei saa mitte midagi teha, et mul, kes siis ei tea, ma subscriberitele räägin siis siin ka, et mul see isane küülik, ma arvasin, et ta on lõigatud, aga ta ei olnud tegelikult ja siis ta oli terassi all, või nüüd mitte isane emane oli terassi all, meil pojad saanud. Märten ühe sai kätte, üks elab ikka terassi all ja siis ma olingi nagu, et okei, et siit tuleb fucking mayhem, sest et kui see emane on ka väljas ja siis seal on mingid imikud ja see emane võib iga kell uuesti tiineks jääda, ilmselt ta juba ongi tiine. Lõpuks ma olen laagri üle ujutanud mingisuguste metsikute jänestega, sest et ma ju ei saa neid kätte. Sul on ju söögijänesed. Üks on, teine on küülik. Üks on liha, teine on tava. Ja siis hakkadki müüma söögijäneseid. Business. No aga ma peaks need ju isegi kui ma tahaks müüa kellegile söögijänes, ma pean nad ju kätte saama. Või müün siukse paketina, et ise pead kinni püüdma nagu IKEA kokku panema. Ma mõtlesingi, et see on nagu fun and games, et natuke vähem maksab, on ju suitikene. Nagu Oxforellis see kalapüük, vaata. Ega nad ka, see tegelikult sa saad, kui sa kätte ei saa. Seal on eraldi pandud ka veel, et mis on juba nagu, et kui sa ei viitsi püüda, et saad kohe võtta selle mingi õngega, vaata ruttu. Aga kui tahad, võid püüda. Et aga ei, Malju on normlooma, et seal tekkinud ja aga ei, sa tubli on, ma tõesti nägin ja loomakliinikus käisid ka kassidega. Käisin jah, meil on kuidagi, mul on täna kuidagi nii palju energiat, et ma ei teagi, milles see täpselt on, aga kuidagi nii palju mõtteid ja nii palju asju mõtlen, et tahaks teha, aga vaata kohe kui õues pimedamaks läheb, siis ma olen nagu, okei, never mind, tegelikult ma tahan lamada. Praegu juba vaata vaikselt hakkab hämaraks minema, siis ma sõitsin taksoga siia, ma ütlesin,
tahaks magada . no et ma enne mõtlesin, ma lähen veel Prismasse, ma pole ju lapsi veel näinud, onju. Et teeme mingit süüa, värki-särki ja nüüd ma olen nagu kindel ei . okei, no ühesõnaga me oleme tagasi ja no Austraaliast vist praegu ei olegi rohkem midagi rääkida . jah, selles suhtes vaata tavaliselt, kui me siin podcast'i ruumis kokku saame, siis meil on Kristi nagu jube palju nagu jäppida, mida me vahepeal teinud oleme . Aga nüüd meil on ainult rääkida sellest, mida me literaalselt täna teinud . jah , sest et me olime ninapidi koos päris pikalt . aga 12 päeva , ei jah . 12 päeva jah , need lennud ja asjad ka , et issand jumal , sai ikka lennatud . pikad lennud on horrid . vaata , ma just vaatasin eile meie Sri Lanka neid lende ja seal oli esimene lend oli 3,5 ja teine oli 8.05 ja ma olin nagu 8.05, see pole ju midagi põhimõtteliselt . ja see on lumme kusta . see tundub , tõused õhku , saad süüa juba maandud põhimõtteliselt . mitte nagu meie see 13 tundi ja 50 minutit . see oli horrid , aga igatahes räägime siis kiirelt sponsoritest ja lähme kirjade juurde ja ärme tussuta . ärme tussuta ja siis vaadake kindlasti novembrist siis K3-e . jah , esiteks meil on siis Respin , kes on meie leivaisa viimast hooaega . raisk . Saltimaga , ei tegelikult väga tore , et olite meiega 2 hooaega ja tulge siis kunagi tagasi ja jah , saate toob teieni . siis meil on Magda Beauty ja kui te vaatate praegu mu ilusaid juicy'si huuli , siis Magda Beauty'sse , vaata me oleme rääkinud , et tuli siit tir-tir . ja sul on see õli peal või ? ja see on see huuleõli ja minu arust see on nii ilus , et noh , kohe kui on september , mul automaatselt lähevad huuled nagu nii kuivaks kohe ja niuke full cracked nagu seal need Pertis need pooled elanikud on ju . et ja , et siis ma pean hästi palju igast mingi palsamaid asju kasutama õlis ja see tir-tir on nii heas , mulle meeldib , et mul oleks huuled isutatud , aga samas tahaks läiget ka , et niuke ilus ja minu arust see on nagu perfect ja üldse need täna käisin ka pesemas , siis peale pesu siis kasutasin tir-tiri seda näo seda piima ja siis seda mingit seerumit või mis nad saatsid ja reaalselt mu nägu on ikka nagu nii pehme ja niisutatud ja see nii tundub mõnus . küll väga glowy . on ju , et need tir-tiri tooted on mega-mega head ja Magda Beauty's siis nad on praegu soodukaga ka , sest et see on uus bränd ja nad tahavad promoda ja no ma võin reaalselt mürki võtta , et teile meeldivad need tooted . ma olen sellest huuleõlist nii obsessed , et lihtsalt täna ma panin selle üle pika aja peale , no tavaliselt ma olen seda niisama kasutanud ilma meigita , aga no ma esimest korda kasutasin , et mul on meik ka näos ja minu arust ma vaatasin ennast ennem autos peeglist , ma olen mingi peaks paar selfit tegema midagi . tahaks aega võtta , kui kaua Kristina saab ühest õlist rääkida . Ei, aga see on- 15 tundi hiljem ta mingi , siis ükskord ma natuke hämaramas . mulle meeldib jutustada , Mallu möliseb mu kogu aeg , ma räägin nii pikalt , vestlusõhtutel ka , ta mingi jää vait , kedagi huvita . ei , sa olid nii täis , sellepärast ma pidin ütlema , et jää vait . aga okei , aga sa ütlesid , aga ta ütleb kogu aeg ühesõnaga , et jää vait ja siis ma jään vait , aga hea huuleõli on . nii , ulakas kauniter . ulakas kauniteris on nagu ikka igasugust tavaari , meie laua peal on siis kehakoorja , mida on Kristina proovinud ja mingi kehakreem , mis on siis mõeldud niimoodi kasutamiseks , Ja see on vagina koorja sa isegi. võid seda privaatosadesse ka panna , sest enamus kreeme ikkagi ei ole sobi sinna, soovitatav . no muidugi siis no pilusse ei soovi . Ja, sinna ei maksa üldse midagi ja toppida . ärge nagu sisse kreemidest , aga ulakas kaunitar , no seal on ka , kui te panete minu arust Google otsingusse ulakas salajuttude lemmikud , siis seal on ka meie lemmikud tooted olemas , et millest me oleme rääkinud hooajast hooaega , et nagu on erinevad vibraatorid , muud kreemid , keelid , asjad , et siis on ka olemas salajuttude lemmikud . ja vaata nüüd õues hakkab jahedaks minema , siis mul kohe tekib see tunne , et varsti on jõulud ja see tähendab ainult seda , et ulakasse kaunitari tuleb varsti jälle see nende Kalender. advendikalender . see on nii äge , see on iga iga aasta . aasta , see on nagu . see on ainult nagu iga kord nagu lahedam ja ägedam , et see on ka nagu fun , et ei ole siin mingi šokolaadikalendrid , vaid ikkagi ulakaid Jaa. kalendrid . ja sul kehtib sooduskott salajutud ka . Perinuki siis esiteks on tulemas ju nüüd igast firmade jõulupeod ja üritused , et siis Perinukil on see rändbaar , et kindlasti siis Perinuki tellidest , et seal on väga head kokteilid , ja üle Eesti tulevad . üle Eesti tulevad . ütleme nüüd , et ja mulle meeldib , et seal on ka väga hea tekiila , sest et ma käisin ühel teisel üritusel , kus oli üks teine rändbaar ja neil oli nii halb see baasalkohol seal , et see oli nii jube . Tekiila kõik oli väga-väga rõve , et Perinuki puhul mulle meeldib , et neil on kvaliteetne alkohol ka , et vaata , kui lõbusalt meil sinu Nojah, pulm läks ja mul ei olnud pohmakat . arvata on , et neil on kvaliteetne alkohol , kui nad ise teevad seda . ei no tekiilat nad ei tee , vaata . ja, aga jah , kokteilid ja asjad , noh , selles mõttes , et väga kvaliteetne , et ühesõnaga mina soovitan , et kui teil on siin jõulupeod ja asjad tulemas
ja siis on Mediron. Ja ikka. Pesulehed. Reaalselt, no et mul lihtsalt Instagramis ma saan üle päev, ma ei tea, ikka veel saan, kuulen need pesulehed, et ma olen mingi, pange otsingusse Mediron ja Ocean Breeze. Sa peaksid feed'i posti tegema lihtsalt sina Mul on pesulehtedega. Mul on feed'is, mul on Reels, mul on kõik asjad, mul on isegi Reelsis näidatud, kuidas neid kasutada. Ikka. Kuule, mis see oli? Aga pole hullu, ühesõnaga Ocean Breeze ja need on väga head ja nüüd täna me saame lõpuks kaasa võtta, et washing machine cleaner peaks pesumasinat puhastama. No, mina olen ja see, kes pole ikka veel puhastanud, ma pole endiselt jõudnud, aga okei, ma siis, kui ma need kaasa võtan, siis ma teen. Aga mulle meeldivad need Scent Boosterid, ma mingi story vist näitasin ka neid ja siis kõik olid mingi, kuidas seda kasutada. Reaalselt see ei ole tuumateadus, sellist valad selle pool seda korgitäit endale. Ja isegi võib-olla mitte nii palju ja lõhnab mega hästi. Ja need Joku asjaka ma nüüd kasutasin ja see õhuvärskenda on väga hea, mulle väga meeldib. No et ma pole veel proovinud, aga ma usaldan sind. Nii et kõik usaldage Kristinat ja sooduskood. Salajutud kõikidel siis. Aitäh! Aitäh ja head elu meile. Võtan esimese kirja. Võta. Nii. See tuli nüüd eile meil. Ma tahtsin väike kiidusõna sulle, ma ei tea, igatahes. Malluraamat sütitas minust tule. Hei armsakesed! Kui eelmisel aastal Malluka raamatu kätte sain, istusin diivanile. Avasin raamatu ja ei tõusnud enne, kui raamat läbi sai. Märkamatult oli möödunud 6 tundi, kui raamatukaanet sulgesin. Ma arvan, et see kirjeldab lihtsalt kõige panemini, kui hea raamat see oli. Minu jaoks avas see raamat hoopis teistsuguse maailma. Ma avastasin armastuse raamatu lugemise vastu. Kirja kirjutamise hetkel olen aastaga lugenud 90 raamatut ja see kõik see alguse Malluka salapäevikust. What? Lisaks soovitasin seda raamatut ka oma emale, kellele samuti see raamat väga meeldis ja tänu sellele peab minu ema sinust väga lugu. Seejärel luges raamatut mu vanaema ja sama lugu. Nüüd on meie peres 3 generatsiooni naisi, kes sind paremini mõistavad. Sinu tegemistel silma peal hoiavad ja sulle kaasa elavad. Võid julgelt ära tõusta küll. PS minu ja abikaasa Pulma lauluks oli eelmisel suvel Ruth B. Dandelion, mida oma raamatus põgusalt mainisid. Mul oli ka ju esimene tants selle järgi. Ja, hästi nagu sellepärast just lisas. Ta ei teadnud raamatus, ma ei olnud veel abiellus. Mulle lihtsalt meeldis see laul. Nüüd see pull, ma mõtlesin automaatselt. Ja, sorry, ma unustasin. Ühesõnaga, ta saatis veel lisakirja, et unustasin lisada. Salajutud avastasin just tänu Malluka raamatule. Sest tekkis huvi, mis veel teete. Salajutud käivad mul pidevalt taustaks, kui kodus toimetan. Kristina ja Mallu, olete nii armsad inimesed ja soovin teile palju edu ja kordaminekuid. Issand, kui armas kiri ja täiesti uskumatu, et keegi on lugenud tänu minu raamatule nüüd 90 raamatut. Ma tunnen ennast kohe nagu nii halvasti, sest ma olen ainult kirjutanud selle raamatu ja rohkem ei lugenud peale Märteni oma. Ja, aga ei selles suhtes, et minu arust see armastus raamatute vastu tekibki see mingist ühest heast raamatust. Et mina väiksena ka mul onu oli hästi suur lugeja, kui töötas laeva peal ja siis ei olnud nutitelefone, kui ta alustas töötamist. Ja mu ema ka ja nad alati võtsid nagu raamatuid kaasa, et kui neil vaba aeg olid, siis nad kajutit ja õhtuti lugesid raamatut ja mis iganes, et siis ei saanud telefonis scrollida. Ja siis kuidagi tänu nendele tuli minul ka raamatu lugemist pisik ja siis mu onu kogu aeg soovitas mulle mingi uusi raamatuid ja asju ja kuna mu onu oli natuke noorem ka mu ema, siis tal oli noorem kirjandus ka. Ja siis ma ikkagi ka kunagi hullult armastasin raamatute lugemist, aga nüüd mul on see kuidagi soiku end, et mul ka viimane raamat sinu raamat, mis ma lugesin. Tegelikult ma valetan, mul vahepeal, kui ma reisin kuskile, siis ma mõnikord loen lennukis Elise raamatut, kui ma pole taibanud endale midagi alla tõmmata filmidest või midagi. Et see on nagu selles suhtes mugav, vaata, seal saab nagu erinevaid raamatuid, kes see tänapäeval võib-olla ostab nii väga raamatuid nagu kätte, ma mõtlen. No sinu raamatu osteti ja Antsul läks hästi ja Märteni raamatuid ostetakse. Kas on veel raamatuid tulemas? Mul on, aga mul läheb aega. Ma ei jaksa praegu tegeleda. Aga võib-olla mõni tuleb varem mõni hiljem. Ma korra mõtlesin, aga ma ei tea. Võib-olla tuleb mingi raamat ka Salajutu fännidele, mis ei ole ainult minu tehtud. Aga vaatame, elame näeme ja tänan väga siukse ilusa kirja eest tõesti kohe südant soojendada. Ma mõtlesin, et ma nägin seda kirja eile, oli vist eile, eile nägin seda kirja, lugesin. Siis ma olin mingi, ma panen selle kohe järgmisesse episoodi, sest väike kiitus on ta ikka tore kuulata. Väga tore, muidu pean ise oma saba kirgitama. Kirjutage minu kohta midagi raisk. Järgmine kiri ongi, oh my god, Kristin on nii äge. Muud ei olegi. Võtan süve veel, see oli nii lühike. Võta järgmine.
ära tõusnud Eesti kuulsus. Oi, näe, ongi ikka sinust ka kiri. Kefirs. Hello, ladies. Kuna Eesti koss suurte võistluste pärast on viimasel ajal teemas olnud, siis jagan teile kossi, kuidas mõni Eesti korvpallur arvab ühel hetkel endast liiga palju ja teisel hetkel otsib kinnitust oma atraktiivsuse osas. Ma vahepeal küsin, kui palju sina üldse ennast mingi korvpalliga kursis hoiad? Mitte väga palju. Sest ma ei teadnud küll, et mingid suured võistlused on ja see nimi mulle oli täiesti kõik olid Lätis, vaata. Kõik olid Lätis. Sul ei olnud Instagram täis. Ma ei tea, sest ei follow. Mulle Instagram nii palju täis, et kõik. Ei, ma mäletan, et kõik olid mingi hetk Lätis. Ja see oligi Kossu mängu pärast. Ja mul oli see suvi oli see, et kuna üks mu sõbranna hakkas selle Eesti koondise tüübiga timmima, siis me suht tihti hängisin enda korvpalluritega. Mitte suht tihti, vaid ma paar õhtut ikka hängisin. Ja siis ma isegi üks NV oligi Eesti koondise korvpallurid ja siis Hendri Trell oli seal oma sõpradega või seal teiste korvpalluritega, siis nad just tellisid, oli paaris järjekorras ja siis ma nagu trügisin low-key ette või nagu lassid mind ette, aga ma nagu low-key trügisin seda enne mind ja siis ma keerasin nagu keerasin ümber ja vaatasin, poisid, et ma teen talle šotid välja, mis te joote, vaata, et ja siis Hendri vist ütles, et et sa ei tea see rikas influencer, et sa teed välja, siis me oleme mingi et te vaesed korvpallurid ei suuda midagi lubada, et ma teen teile šotid, mis te joote, siis tegime nendega tekiilad. Nendega toredad poisid olid, aga et väga ei ole nagu kursi, et lihtsalt see üks minu sõbranna praegu timmib ka, ta käis ka Lätis vaatamas neid ja natukene, aga muidu ei tea. Ma ütlen, et ma olen ka nagu täiesti, ma ei tea ühegi spordi kohta võib-olla nii palju, aga et ma ise olin ka mingi, Koss, vaata kuulsus, Googledan nime olen mingi. Mina teadsin seda nime, sest et ma ei tea, kas tema oli ka meiega seal Tellaris vist või? Aga ta ei olnud nagu, ma selles mõttes, et ta nagu, kui ma nüüd ta pilti nägin, siis ta nägu oli tuttav mulle. Nii et ta on ikkagi nagu mingi tegelane. Ei, ta võib uudistest ka tuttav. Ja. Nii, aga ühesõnaga räägime teile ka, mis see korvpallur tegi. Kohtasin ööpimeduses ühte korvpallurit, keda tean juba mõned aastad. Lobisisime veidi ja ilmselgelt oli õhus ka kerge flirt. Side storyks, nagu iga normaalne inimene, enne väikest trinksu tuleks süüa, et juhtuks ebamugavaid olukordi või lihtsalt blackout drankolekut. Ja nagu te arvata võite, siis enne seda pidu ma ei söönud. Tagasi põhiteema juurde. Tantsisime korvpalluriga ja iga minutiga olime üksteisele lähemale liikunud, kuni huulte kaugus oli circa 2 senti. Siis härra teavitas. Lähme teisele korrusele, siin võib keegi meid näha ja pilti teha. Sorry, täiesti saipar, aga ta tundub mulle nii no-name inimene, et oh my god, keegi teeb pilti, aga okei, võib-olla ta on. Ei, aga selles mõttes ta ei ole nagu see, et usu mind, kui keegi nagu nobody would care selles suhtes. Ma ütlen, kui paljud ka ära tunneksid. Võib-olla siis korvpalli kui ta teeks nagu ise mingi Instagrami postituse feedile, et minu uus tüdruk, siis võib-olla tehakse äkki Kroonika teeb Elu24 mingi väikse artikli, aga see, et keegi umbes mingi klubis, ta ei ole nüüd see selline. Mõtlesin ka, et eriti mingi, keegi näeb teeb pilti. Mõtlesin veel endamisi, et siin on ju nii pime, kuidas keegi peaks meid nägema. Pluss mõte sellest, et Kroonika esikaanele sattunud tegi rohkem nalja, kui tundus tõsi olevat. No, kaanele kindlalt mitte. Sammusime siis üles, aga kui ma oleks kuulus, siis seal üleval oli palju ohtlikum vahele jääda. Veidi aega musutanud teatas korvpallur, et lähme siit ära. Not my best moment, aga kuna vallaline oldud pikalt, siis väiksest kaisutamisest ja musust ma ära ei ütle. No judge. Nii me siis sõitsime härra kodu poole, mis oli kesklinnast üpris kaugel. Enesetunne juba autos andis tunda, et täna tuleb süsteemi puhastus. Teavitasin ka korvpallurit sellest, aga seksimaias mees kinnitas, et saan vett tema juures ja küll läheb paremaks. Muuseas ma mõtlesin, kui ta ütles süsteemi puhastus, mu esimene mõte, et ta läheb põhi alt ära ja just andis autos teada. By the way, I'm gonna shit myself. Aga ei, ta mõtles vist, et ta kooksele. Hetkel mõtlen, et oleks pidanud järgnevate sündmuste valguses lihtsalt sealt samast taksost välja hüppama. Jõudsime siis sihtkohta ja koheselt suunati mind magamistuppa. Mäletan, kuidas korrutasin, et mul pole üldse hea olla ja ma läheks pigem koju. Korvpallur aga üritas kuidagi suudlemise ja katsumisega mu enesetunnet paremaks teha, aga mul see karussell läks aina hullemaks. Viimane piisk mu karikasse oli see, kui härra pani mulle oma mehe au kätte ja utsitas mind tegutsema. Selle peale hakkasin astuma ja oi, kui närvi pallur läks. Küsis mu käest, ütle, et ma poleks su jaoks atraktiivne, miks üldse ronisid siia, kas ma suudlen valesti, mis mul viga on ja nii edasi. Need küsimused ja see toon muutus aina hirmsamaks, nii et ma proovisin talle sel hetkel rahulikult ja armsalt kinnitada, et ei, asi pole üldse sinus, vaid minus. Kõike selleks, et üldse sealt eluga pääseda. Aga ei, ta väga ei tahtnud mind kuulda, lasi oma soigu edasi ja näitas, kui ebakindel mees ta tegelikult on.
Selle peale läksin ka mina närvi ja ütlesin talle enne majast välja astumist, et oleks pidanud mõne teise eide endaga kaasa võtma. Mille peale ütles ta, et oleks tõesti pidanud mõne teise libu valima ööks. Näitasin talle keskmist sõrme ja literaali jooksin sealt majast minema. Usk normaalsetesse meestesse on aina kadumas. Pange teie aga samamoodi edasi elav ju. No sorry, et ma puderdasin, ma ei tea, mis mul toimub. Me oleme vaata nii ka Austraalias, et I only speak English, I'm so sorry. Me esimene päev juba Austraalias osanud normaalselt rääkida eesti keeles. Me ei osanud ka inglise keelt. Me ei osanud inglise keelt ka, aga ei nagu kõige haigem on see, et hakkas mingi, kas ma olen sinu jaoks piisavalt atraktiivne värk, et nagu ja vaata, mis see naine ütles ka, et ütles, et ta hakkas nagu et see hääl oli nii hirmus, et ta hakkas kohe nagu ei, rahulikult armsalt. Aga see on loogiline, minu see on naiste see alaloiu instinkt. Ei, ma mõtlengi, et jaa, et sa ta hakkas kartma ja tegelikult on mingi tuntud siis korvpallur on ju, Eesti koondises ikkagi on ju, et ja siis ta ütleski, vaata, et ta ei ole suutnud nagu vaadata korvpalli sellepärast, et ta oli nii trauma selle inimesega. Ta lõpus oli mingi, oh my god, ma nii kardan ikka veel teda vaata. Jah, selles suhtes see on suht haige, et mehed ikka lubavad endale kuradi õite palju, et ole sa kuulus või korvpallur või mis iganes, aga kui haige, et naine ütleb sulle, et tal on paha olla ja sa topid talle ikka oma šlongi pihku nagu tõesti ju ja siis hakkad nagu mingi kas ma ei oska suudelda või rahune üli maha lihtsalt. Ja kõige haigem on see, et nagu vaata ütles, et tahab nagu paha olla, et nagu miks siis nagu reaalselt nagu kuna see naine ütles ka, et ma olen nagu olen pikalt valain olnud ja no ise tahtsid ka siin nagu seks saada. Võib-olla saaks tasuta tal ära kettida, hambaid pesta ja ta oleks mingi let's go. Ma ei tea, see sõltub. Mõnel on see, et kui ta ära oksendab. Ega vaata, ta ütles, et ta tahtis kohe koju minna, et ta jõudis sinna ja ta tahtis juba koju minna, et tal ei olnud nagu seda, et let's go. No muidugi, kui sul mingi rops kurgus on. Aga tegelikult on ju hea, et see juhtus selles suhtes, et see mees vähemalt näitas, milline ta päriselt on. Ja kohe alguses ära, et sa jõudnud taga nussida vaata. Ja, sest et seal klubis võis ta küll olla ninnu-nännu ja musi, kalli, aga pärast lükkab sulle oma vorsti pihku ja normaalne mees ei ole nagu see, sa ütled paha olla, siis ta mingi ei, aga tee käega siis nii kaua või? Ja no ma mõtlesin ka, et esiteks, et kas ta toppis selle pihku, et umbes võtta suhu, et aga sa ei saa ju, kui sul paha olla. Aga milline härrasmees, vaata okei, et sa ei pea suhu võtma, tee käega. Issand, romants või see rüütelikkus pole surnud. Tõesti, ja see on ehe näide. Peaksime talle ise kirjutama, et ma tean, et meie hoiame siin kõigi privaatsust isegi pervertide. Aga ise võiks ju kirjutada, kuule, et nii huvitavat juttu kuulsin. Mina ei hakka, ma ei julge. Sina julged. Ma ei tea, kes ta ongi nii, mul on nagu pohhu ei vaata. Ja. Aga ma ei tea, jätke kommentaaridesse, mis te arvate, kes see korvpallur on. Aga ei ole, kuna ma mainisin enne siin Hendri Trelli, et ma nägin, see on tema, just saying, et tema ei olnud, aga teda tead, ta on ju Ameerikas ka veel vaata. Seda ei tea, tema on tuntud juba. Aga me ei kinnita nagu nii, kes on, aga lihtsalt samas pärast siis süüdistatakse. Ja ärge kommenteerige. Ärge kommenteerige tegelikult. Ma mõtlen, palju neid koondis, jah, seal Eesti koondis on üldse. Ma ei tea üldse, kas ta Eesti koondiseski on. Ta ütles ju lihtsalt, et kuulus. Aga ma mõtlesin, aga ma ei tea, kas ta on, ma mõtlesin, et Eesti koondises sellepärast, et ta ütles, et ei suutnud mängu vaadata. Mul on otsing lahti kohe tema nimega, mis ma tahtsin näha, kes see on. Okei, ma vaatan. Siis ma mõtlen, et siis ta ütles, et ei suutnud mängu vaadata, aga võib-olla lihtsalt tal on nüüd trauma korvpallist forever vaata. No siin on kirjas representing Estonia. No mingi, okei, ma ei hakka ette lugema, mis siin kõik kirjas on. Võib-olla, siin on ta kaal kirjas. Mida iganes, ühesõnaga, ta on korvpallur. Ja ta esindab Eestit internationally, nii et kuskil ta peab olema. No ma ei tea, mingi, me ei tea. Palju neid seal, võib-olla on Eestis mitu koondist, fuck we know, ma ei tea, kus ta esindab. Mina olen nende jalgpallurite peal vaata, et küsige selle kohta. Ja mina olen üldse abielus, nii et mina ei tea üldse ühestki mehest mitte midagi. Nii. Kas mu mees on red flag või ma olen skiso? Tere kallid Kristina Möllu. Alustan enda kirja samuti nii, et olete üliägedad ja armastan teie podcasti. Jätkake samas vaimus. Aga nüüd siis loo juurde. Oleme oma mehega koos olnud umbes 3 aastat, olgu tema nimeks Seppo. Ma ei tea. Seppo. Mu vanus meil mõlemal 27. Pealtnäha on meie suhe imeline. Seppo toob alati lilli, teeb kodutöid, veedab aega meie 2-aastase lapsega ja nii edasi. Kõik meie tuttavad kiidavad Sepot, et imeline mees ja hoia temast kinni ja helita teda. Reaalsus on aga see, et Seppo ei luba mul panna raha kõrvale ja kõik majapidamistarbed ja toidu pean mina oma raha eest ostma. Kui Seppo kuuleb või näeb, et ma olen pannud raha kõrvale
on ainus lause see, et milleks sul vaja sääste ja paneb see raha enda tasku. Mina aga olen harjunud 17-aastaselt saadik panema võimalusel kogu aeg raha kõrvale sel lihtsal põhjusel, et kui juhtub midagi äkki või on äkki vaja midagi osta või lihtsalt rasked ajad, on alati midagi võtta. Seega tahaks teada teie arvamust, kas olen ise hull või mees on red flag? Kalla, red flag. See tundub kuidagi nagu kahtlane, et vaata mõlemal juhul see on imelik. Üks juht on see, et ühel juhul, et kui see mees on lihtsalt siuke laristaja, et ta tahab seda nii-öelda kõrvale pandud raha, et see on ju üle, raiskame ära. See ei ole ka väga hea, on ju. Teine mõte, ei see red flag, miks sa võtad minu raha, mis on üle, see endale. Ja teine mõte on mul see, et kas ta nagu tahab takistada, et see naine saaks lahkuda näiteks või et äkki ta on sellepärast kuidagi nagu paranoiline, et kui naisel oleks võib-olla piisavalt raha, siis tal oleks võimalik ära minna, aga kui tal ei ole neid sääste, siis ta jääb minu juurde. Ma mõtlen ka jah, et see on nagu hästi red flag. Ei lihtsalt juba sellepärast, et miks mees peaks võtma ükskõik nagu jah, et miks ta võtab, et isegi kui sul on üle. Samas vaatan, tal on 2-aastane laps, ma ei kujuta ette, kas ta käib tööl, et äkki ta... No ta saab, no ema palk on ka läbi juba. Ongi nagu nii-öelda ühine raha ja mees lihtsalt vaatab, et mis üle jääb. Aga näed, ta ütleb siin, et mina pean ostma kõik toidu ja majapidamistarbed. Et okei, võib-olla siis ema palga eest, on ju. No jah, võib-olla... Või juba käib tööl, mõned käivad. Sest et kas ei ole see, et kui sa oled dekreeti, mina ei olnud siis ametlikult tööl, kui ma... 13 aastat saab. Jaa, aga kas mõni saab ju alates siis, kui laps on 6 kuuselt, vaata saad alguses mingi, vaata meil ei ole nii, et kui sa tuled otse töölt, saad enne, kui sa sünnitad, saad oma mingi raha ja siis pool aastat sa ei saa, vaata ma veel, ja siis, et ta võib-olla praegu veel just saab vaata raha. Võib-olla. Jah, et ütleme, et mingi ema palgake on ja siis sealt võtab ära selle ekstra haige, aga nagu see on ka red flag tõesti, et ta ei luba koguda, sest mina olen räme koguja, nagu ma armastan raha kogumist, sest et sa kunagi ei tea, vaata ma olen paranoiline, aga ma kunagi, või sa kunagi ei tea, vaata nagu tuligi koroona, järjest kui kõik läheb kinni, sa ei tea, kas jääd oma tööst ilma, sa kunagi ei tea, et minul on alati nagu südan rahul, kui ma tean, et mul näiteks mingi 3 kuu, ma ei tea, nüüd pangalaenu, siis raha on olemas või üüriraha oli, et siis ükskõik mis juhtub, siis sul on aega nagu ennast kokku võtta või näiteks ongi kas või ma ei tea, keegi sureb ära, sa tahad leinata 2 kuud, sa ei taha tööl käia. Whatever happens, on ju, et sul on see ja see, et see mees niimoodi ei mõtle, aga vaata, see ongi see, et minu eks oli ka ju selline, et tema nagu ei ole nagu raha koguja olnud mitte kunagi. Et teda ta on mingi, tuleb, mis tuleb ja läheb, mis läheb ja kogu aeg tuleb peale. Sina vist hakka suhteliselt see kogu otseselt, et see ongi nagu see, et inimesed on erinevad ja aga see, et ta ei luba on jälle haige. Aga vaata ongi, sa võidki olla erinev ja sina tee, mis sa tahad, on ju. Aga tegelikult, kui sa oled ikkagi suhtes ja teil on ju ühise, võib-olla ei ole ühine rahakott, aga kinda tegelikult on, kui te elate koos ja mees ütleb, et sina pead ostma kõik toidu ja majapidamistarbed. Tegelikult tänapäeval toitu ja majapidamistarbed on kokku mega kallid ja millega siis see mees panustab, tekib mul küsimus. Et oih. Ja paljud, kui on laps ka, siis paljud nagu on ka see, et ma usun, et see naine ostab neid lapse riideid, asju, need on väga kallid. Kõik nüüd on vaata talv tulemas, kõik kombekad ja asjad, et need ei ole odav. Sa ostad selle sügiskombe, sa pead olema talvekombe veel, mütsid, asjad, et see tegelikult läheb kalliks ja talvesaapad ja asjad, et korralikult talvesaapad on ikka päris kallid. Tead, mina teeksin võib-olla seda, et ma küsiks oma mehe käest. Mis su probleem on? Jah, et ma küsiks, et okei, ma saan aru, et sa miski pärast ei taha, et ma raha kõrvale panen, et ma teen seda ju meie pere jaoks, et milles see probleem täpselt on, sest et kui ta hakkab seal mingi heitama, et ei, et raiskame selle raha ära, siis võidki öelda, et aga ma ei taha, raiska oma raha ja kui ta hakkab seal mingit ei, et ma ei tea, ma ei taha, et sa ära lähed, siis see on weird. Ja siis see on nagu, see on ikkagi, see on financial abuse. Ja, võt see oligi see sõna, mis ma otsisin. Aga ja see, et nagu sõbrad ja pereliikmed on mingid, oi, et Sepost hoia kinni, bla, bla. Ära kuula neid, selle suhtes, et sina oled temaga suhtes, nemad näevad ainult seda, mis maski nii-öelda või mida Sepo näitab, on ju. Sina oled temaga reaalselt koos ja kui sina oled õnnelik ja kui tema teeb sulle financial abuse'i, siis see on ka abuse ja see ei ole okei, nii et ära kuula seda, et keegi ütleb kõrvalt, et keegi on hea mees. Kui sina ei tunne ennast hästi, siis ta ei ole hea mees. Easy. Täpselt nii on. Lawyered, jah. Nonii, kodutunne. Tere. Olete mõlemad võrdlemisi hiljuti kolinud ja seetõttu mõtlesin, et oskate mind aidata või nõu anda. Ostsite just mõlemad endale uued kodud. Rääkige oma kodutundest ja vaibist. Kas teie jaoks oli kodutunne kohe esimesest hetkest olemas?
Kolisime hiljuti abikaasaga oma maamajast tagasi linna. Maaelu is not for us. Oleme nüüd kesklinna piirkonna 4-toalises korteris, uus arendus, vaade linnale suurelt katuseterassilt. Lisaks on kõik käejala lähedal. Hea käia trenni, tööle, poodi, voltida. Unistasime sellest elust maal olles igapäevaselt ja kuna ostsime korteri alles selle ehituse ajal, siis läksin kuid magama nii suures elevuses, et varsti on see meie igapäevaelu. Kuni korter sai valmis ja kolisime sisse. Ma ei tea, kas asi ongi selles, et liiga kaua seda just ootasime ja nüüd, kui see nii-öelda käes on, ma tunnen ennast nii tühjalt. Protsess selle suurema laenu saamiseks ja maamaja müümiseks ei olnud lihtne ja kogu see teema oli aktuaalne meie eludes 1,5 aastat järjest. Võiksin ju tunda õnnetunnet, aga ma tunnen emotsioonitust. Ei tunne end koduselt. Kui abikaasa oli ühel nädalavahetusel sõpradega teises linnas, nutsin 2 õhtut järjest, sest literaali kartsin. Uues kohas üksi ööbida, nagu oleksin võõras kohas. Lisaks on selle korteriga kuidagi nii palju jamasid olnud. Esimene köögimööbli tegija lasi meid literaali üle ja kaotasime mitu tuhat eurot. Vaidlus käib hetkel. Kõik võimaliku mööbli tarne venib, kardinad mõõdeti valesti ja nüüd lambist 3 sentimeetrit lühemad kui peaks. Tellitud heleroosa diivan on konkreetselt oranž ja veel erroreid. Lisaks meie korruse naabrid tunduvad kõik omavahel head sõbrad olema. Korduvalt näinud neid koos terrassil grillimas ja nii edasi, aga meiega kontakti ei otsita ja tunneme nüüd veidi eemale jäetuna. Kõik see on pannud mind kuidagi mõtlema, et kas üldse on meie õige kodu. Kas peale kolimist ei peaks olema mitte joovastav õnnetunne, mitte jama pärast jama ja tühi tunne. Kas asi on selles, et me pole ennast siin veel sisse seadnud või mööblit või asjadel pole oma kohta või on need lihtsalt mingi alateadvuse vabandused. Jagage oma kogemust ja nõu, palun. No ütleme niimoodi, et no ma tean see, et minul läks ikkagi suhteliselt lihtsalt, et okei, köök hirines paar nädalat, on ju, pidin ilma köögita elama või isegi 6 aega pidin ilma köögita elama või 3 nädalat midagi sellist ja siis mingid asjad natukene, aga võrdlemisi läks hästi, aga ma nagu saan aru, sest et isegi mul oli see, et köök tuli hiljem ja siis ma nagu mingi elan siin ja siis kui see köök hakati paigaldama, siis seda tehti ka üle nädala, siis mul oli selline tunne, et alguses ei olnud üldse kööki, siis on see selline tunne nagu elaks objektil, on ju, siis ma pidin terve, kui kööki paigaldati, siis ma istusin oma magamistoas, mis ei ole väga suur, see on nagu väike, olin seal ja nagu kuidagi, et see protsess oli selline, et ma olin mingi, ma ei viitsi, ma tahan, et kõik oleks valmis, ma saaks oma kodus olla ja siis, kui see lõpuks valmis sai, siis ma olin ka nagu mingi et mul ei tekkinud ka sellist, nagu ma käisin ringi, et oh my god, kas see on minu kodu, aga mul ei ole nagu suurt joovastust või mingi oh my god, et ma lihtsalt šokis, et mingi what happened, kas ma nüüd elangi siin, kas see on mu mingi what's going on. Ja seda nagu ma mõistan, et võib-olla ära oota seda mingi joovastust, et see, et mõndadel tekib, see tähendab, et sul peab ka tekkima. Ja pealegi vaatad ütleb, et nii paljud asjad on juba valesti läinud ja nii palju asju on veel tulemas, on ju. Ehk siis sa oledki ju suht poolikus kodus, mingid kõik need asjad, vaata, maksavad ju palju raha. Sa võid küll mõelda, et kardinad 3 senti lühemad, pikemad, pohhui. Kardinad maksavad peaaegu €1,000 Need on väga kallid on, need kõik asjad on ülikallid ja kui nad hakkavad järjest viltu vedama, siis võib-olla ongi nagu hakkad mõtlema, et huvitav, kas see on nüüd mingi sign või midagi, aga tegelikult see on ehitus. See on iga asja ehitus. See on ehitus ja see on nagu, ja kõige haigem ongi see, et kui mulle öeldi, et kui mul oli ka see, et 3 nädalat jääb köök hiljaks, ma olin, oh my fucking god, ma olen janoid, see, kui mingi, see on normaalne, siin ehitus hilinebki kõik. Ja siis ma olin ülikette, siis ma mingi, no aga miks ärme teeme seda normaalseks siis, et kurat, aga noh, lihtsalt on ehitus ja seal nagu ehitusel käib kõik kaasas ja ma tean, et sina kindlasti tead ka, et sul oli ka ju ahastus hetki, on ju. Et ära võtta seda, et see on lihtsalt ehitus, see kõlab nagu sitasti, aga see on ehitus ja life goes on ja mul oli ka niimoodi, et üks päev olen kodus, vaatan seal kodul see mingi uksel tuleb liist lihtsalt kukub eest ära. Ma mingi what is this shit ja siis vetsu nupp on paigast ära, siis ma olen mingi oh my god, siis kirjutasin karantiinist, tuli tegelikult korda 5 minti, kõik on chill, on ju. Et tegelikult see on nagu tüütu, aga see ei ole sain, ära võtta seda niimoodi. Ja naabrite osas on ka see, et nemad on võib-olla elanud seal pikemalt, on ju. Nad on juba connectinud, et ära oota, et nemad tuleks sinuga connectima. Ja võib-olla nad kohtusid ka suvalised maja ees, hakkasid juttu rääkima, et vaevalt, et seal on mingi, oh my god, ärme neid kutsu kindlalt. Et võib-olla nad lihtsalt mõtlesid ka, et nad on juba omavahel sõbrad, nad võib-olla otseselt ei ole mingi, lähme, on ju, et mine ise nagu, tee mingi väike korvike, et ma just kolisin või lihtsalt, sa ei pea isegi korvikest tegema, ütledki, ma ei tea, jooksed kellegi kokku seal terrassil või kui sa näed, et nad grillivad,
nagu kutsuge mind ka kampa. võtke mind ka kompari Võt tustage. siis lähed korviga. Jah, siis võtad veini või midagi. Veini ka see. Mingi hea liha on ju, ütled, kuule, et nägin, et te grillite, et me just kolisime ka, et kui nad on sinu vanused veel, ütled, ma ei usu, et keegi märku, meil on ka ju kogu aeg mingi grillid on ju. Ja kui keegi kõnnib mööda, oleks mingi, ma tulen ka hängiks, ma oleks mingi vabalt. Ja, ma ütleks, et mine ära on ju. Eriti, kui elame kõik ühes majas. Tore ju kõiki tunda. Ja, et nagu naabritega tuleb läbi saada, et ma räägin, et ma olen ka, et keegi kõnniks mööda, ma läks mingi tules, meil oli suht tihti kogu aeg mingi grillikaid asju ja meil kõndisid naabrid mööda ja mul ei olnud seda mingi, et noh, ma ei ole mingi tule ka meiega, et ma nagu, mul on just imelik kutsuda, et ta on mingi, miks sa kutsud neid võõrast inimest. Ja, et pigem, et mine ja eestlased pigem on nagu chillid, et kui ikka grillimiseks läheb, siis kõik on grillile oodatud. Absoluutselt, aga ma lihtsalt arvan, et vaata, et ütleb ka, et 1,5 aastat kestis tegelikult kogu see protsess on ju, et no ma saan aru, et sa 1,5 aastat midagi täiega oodanud ja siis nüüd sa oled seal nagu sees ja kõik asjad lähevad kogu aeg valesti, et vaata, siis ongi aru saada, et sa ootad nagu seda, et noh, et nüüd ma lähen ja nüüd tuleb suur õnnetunne. Aga tegelikult kuradi ootad, midagi on perses, et loomulikult seda õnnetunnet ei tule, siis tuleb nagu see pettumus ja tegelikult mõtle ju siuke korterite või majade või elukohtade vahetamine, kodu vahetamine. See on tegelikult kulukas protsess, sinna kõik need asjad, millest ta siin välja ka tõi, mingi köögid ja kardinad ja asjad, need on kõik kallid asjad. Ja ma arvan, et kuna see on majanduslikult ka nii suur põnts, et siis tekibki siuke tunne, et oh my God, kas ma üldse tegin nagu õigesti, nüüd siin on nii palju raha läinud ja kõik on nii valesti. Et ma arvan, et see ongi lihtsalt korraks vaata, et... I promise you, et see on korraks, sest et nagu Malju teab endas nagu nii-öelda, et mina olin aprillis, ma olin nagu niuke stressipundar, ma olin mingi, et ma olin loll, kuidas ma üldse arvasin, ma saan üksida lubada sellist asja ja nagu kogu aeg oli nagu pinges, tuli uus arve, kõik olid mingi mitmetonnised ja ma olin mingi what's happening, ma ei suuda enam. Ja siis tegelikult sa nagu ületad selle mingi hetk ära ja nüüd on nagu jälle chill, aga lihtsalt selles hetkes ma tundsin, et ei, ma olen nii suures augus, miks ma üldse tegin seda, ma läksin üürikates edasi olla, aga kui sul on kõik valmis ja kõik on õiged ja kui keegi, noh, sa ütlesid ka, et see diivan oli vale, et noh, tegelikult sa saad ümber vahetada, see on tüütu protsess. Pead jälle ootama. Pead jälle ootama, aga samas, mis ma olen õppinud ka on see, et pigem oota siis, kuigi sa mõtled, savi las jääda, pigem oota ja saad selle, mis sa tahad ja siis see on lõpus ikkagi parem versioon. Ja no arvestades, noh, mina küll elan majas on ja, aga tegelikult isegi korteris võib ka niimoodi olla, et ega 100% valmis ei pruugi kõik saada, et ühest otsast saab valmis, siis hakkad vaatama, tegelikult tahaks siia midagi teist ja kolmandat, et siukest, et nüüd istun maha ja nüüd mul on kõik valmis, vaat minul näiteks ei ole seda tunnet ikka veel, võib-olla sul on. Mul on ikkagi see, et ma hakkasin vaatama, et peaks ikka neid Saare toole jälle vahetama, need on mul teised juba. Miks sa jälle tahad nagu, vahetada? Ma ei tea, ma tunnen, et ei kurat, ei ole ikkagi nagu mugav ei ole või ilus ei ole? Nad on nagu, ma ei istu näiteks Saare tooli, nagu ma istu Saare taga, siis ma ei ole ikkagi seda mugavat tooli saanud. No nad on okeid toolid, Kelani kogu aeg on Saare taga istub ja näiteks kui ma süüa teen, siis istub seal ootab, kuna ma teen süüa ja chillime seal. Aga nagu mina ise istu kunagi, minu jaoks ei ole mugav. Ja tegelikult Saare tool peab mugav. Mina näiteks täna istusin Saare tooli peal ja blogisin. Nii mugav oli. No, et ma pean nagu uuesti vaatama. Sa pead ostma lihtsalt need, mis mul on. Need on mega mugavad. Ma pean lihtsalt ostma need, mis sul on. Et ühesõnaga niuke, et mul on ka ikkagi korteri, kui aeg mõtlen, siit tegelikult on vaja veel midagi teha ja siit, et nagu, et see tegelikult ei saa kunagi valmis. Jah, et ei tasu selle pärast depressiooni minna. Ja tead, ma ütlen sulle ausalt, kui sa näiteks nüüd aasta aja pärast ikka mõtled, et kurat, mulle ei meeldi siin elada ja ma ei taha siin olla, ükski asi ei ole kivisse raiutud, nagu et okei, ma saan aru, et te müüsite oma eelmise maja maha ja nüüd ostsid korteri, aga see tähendab ju seda, et kui sul tõesti ei meeldi, sa võid ka ju korteri maha müüa ja osta mingi muu korteri, et nagu inimesed võtavad kuidagi asju jube tõsiselt, et tegelikult see on nagu... Tõesti, midagi ei ole kivisse raiutud. Et kui tahad, tee, mis tahad laias laastus, anna endale muidugi aega nagu harjuda sellega, aga kui ei meeldi, move on. Mis seal ikka? Ma mõtlen praegu õudusega kõiki nende sigivate loomade keskel, et kurat tahaks võib-olla kiiremini sinna farmi minna, siis ma ka mõtlen ka, et kurat, ma ei saa, ma just sain remondi valmis, I cannot, ma ei ela seda üle rohkem. Ja no oota natuke, aastake saad oodata ja saad hakata planeerima seda farmi värki. Jah, sest aga ma ei taha enam ehitada. Ma tahan nagu... Aga sina ei pea ehitama? No ehitusmeestega ja asjadega tegeleda. Ja ma tahaks nagu, et see oleks juba kuskil valmis, et kuskil ootaks mind Tallinna lähistel mingisugune valmis maja, mis on täpselt selline, nagu ma tahan, obviously, vähemalt 6 magamistoaga, mega suure krundiga. Hea oleks, kui seal oleks juba kanamaja ja mingid väiksed lambaedikud ja kitsaedi. Tead, ma tahan, et keegi hobitalupidaja sureks ära. Nagu loomulikul teel, mitte nagu
õnnetuse. Märten viib metsa, maaludas farmi. Ei nagu, kui juhtub niimoodi, võib-olla ma ei tea, kui palju on niisugused seint surmale võlgu 90+ vanu hobitalu pidajaid, kellel hoolsuga rahasid liigub piisavalt, et neil ilus maja oleks. Nii et kui te teate mõnda, kes on nagu minekul. Appikene. Lähme edasi. Siin surma soovimas. Aga ei, ma saan aru küll, mis sa mõtled. Saadet sa oleks juba valmis ja siis sa saaks lihtsalt. Jah, ma ei taha ehitada enam midagi. Aus. Nii, mees kuuris. Tere, räägin teile ühe lõbusa loo, mis juhtus minu vanaema naabritega. Tema naabrine rääkis talle, et meest vist petab. Muud kui räägib kuuris telefoniga ja saadab sõnumeid. Prillid ninal, endal muia näol. Koos on olnud see vanapaar juba 40 aastat. Naabrine on ise väga tutske naine ja suu peale kukkunud ei ole. Ühel päeval aga läks mees kuuri puid tooma ja unustas telefoni tuppa ja Armuki helistaski. Naine siis võttis vastu ja Armuki küsis, et kas saaks naabrimehega rääkida. Sässi naabrinaine siis nähvas vastu, et ei saa, ta mul kuuris kinni ja pani kõne ära. Ise veel uhke, et küll see Armuki nüüd alles sai šoki. Aga kui poole tunni pärast politsei ukse taha tuli ja ütles, et teil kuuris pidavat mees pantvangis olema, siis sai šoki hoopis tema. Peale seda lubas naabrimees kõrvalküla Armukesega kõik lõpetada ja siiani terve maja hoiab tal silma peal. Politsei sai ka muiata ja noomis naabrimeest, et nii ei ole ikka ilus. Parimat. Mulle meeldivad need vanad inimesed, kes kõik teavad teineteise asjadest, kõike vaata, Armuke. Ma ei kujuta isegi ette siukest kellegi vanaisa ja siis petab telefoniga mingi Allo Malle. Ma tahtsin ka, et kõrvalküla Mallega umbes vaata. Ta fuck on. Mida nad teevad, kas nad sekstivad, kas nad räägivad erootilist juttu? Manna vahtu piimaga. Aga ei selles suhtes, et lemmik on see, et memm on nagu, kurat, ma olen taga 40 aastat koos, nad ei ole see, et Petti jätab maha, ta oli mingi kurat ja sina kuradi libu Malle ei helista. Naabritel ütleb ka, hoidke silm peal. Ja mees ka kuulekas, ütles okei, ma lõpetan ära. Et õige. Naise sõna peabki kuulama. Ma arvan, et sa paneks ka Märteni kuuri kinni. Meil ei ole kuuri, vaata. Ta peab kanakuuti paneb kinni. Kanakuuti paneb kinni, oled seal kanadega. Ei ole siin mingit petmist. Jah. Nii, kuidas ma siiani ostupulte kardan? Hei Malju ja Kristina. Aitäh, et podcasti teete, see on alati nädala highlight. You are welcome. Yes. Järgmine lugu on lihtsalt kõige lollim asi, mis mu elus juhtunud on. Ja põhjus, miks mulle meeldib kasutada poodides telefoni ostupultina ja mitte võtta poepulti. Nimelt tahtsin ühel õhtul teha kodus mõnus olemise. Ma olin lõpurase. Tähtajani oli 3 nädalat ja mees oli peole kutsutud, aga ma tõesti viitsinud seekord kaasa minna. No nagu ikka rasedana kogu aeg on ebamugav olla ja pigem tahaks rahus olla. Läksin siis kohalikku poodi, et endale näomask ja vannipallid osta, et kodus pärast rahulikult vannis olla. Võtsin ostupuldi ja jõudsin vanniasjad riiuli juurde ja kui ma näomaski hakkasin piiksutama, siis mu ostupult kukkus maha. Sel ajal oli mul muidu see suhtumine, et kõik, mis on maas, seda ei eksisteeri, aga seekord ei saanud ju nii. Hakkasin siis maast pulti otsima ja mida ma ei näe, on see sama pult, mis mul sekund tagasi käes veel oli. Põlvitasin siis kohmakalt maha ja nägin, et see kuradi pult oli riiuli alla kukkunud. Proovisin korra seda kätte saada, aga reaalselt ei ulatanud ja ega ma ei paindnud ka väga hästi. Proovisin siis leida saali teenindajat. Leidsingi ühe, kes parasjagu alkoriilute vahel pidi puruks läinud õllepudelit koristama. Ütlesin talle vabandust, mul oleks abi vaja ja teenindaja käratas mulle, et tal on hetkel tegemist. Nojah, arusaadav, ma nägin ju ise ka. Kassades olid järjekorrad ja ma isegi ei hakanud neid töötajaid appi kutsuma. Ma kõndisin lihtsalt poest välja ja mõnusast vannis lepotamisest ei tulnud midagi välja. Ma ei taha mõeldagi, mida seal poes arvati, kui üks pult puudu oli. Siiamaani mõtlen, kas ja kuidas nad selle lõpuks leidsid. Kas puldid saab piiksuma panna, et neid otsida? Kas nad vaatasid hiljem kaamerapilti ja naersid mu üle? Mida teie oleksite selles olukorras teinud? Ikka tervitades anonüümne puldi kaotaja. Ma arvan, et ma oleks lihtsalt oodanud, kuni see töötaja oleks tulnud ikkagi. Sest ma mõtlen, et ma olen ju oma partnerkaarti või ma eeldan, et see on Selver, kus veel on pult. Aga tegelikult paljudes poodides on. Et muidu sa regad ju selle ära ja kui ma lihtsalt lahkun, siis mul on lahtine ost ju kuskil. Või see kustub ära mingi hetk. Või sa oled varas lihtsalt. Mul oli ükskord niimoodi, et ma piiksutasin ka puldiga, aga siis iseteenus järjekord oli palju pikem ja siis kassa oli lahti. Ja siis ma panin puldi ära ja siis läksin kassasse ja siis nad pärast just kassas nägid, et mina olin see ja siis nad kustutasid ära või neil jääb vist see kaamerast vist vaatavad. Neil jääb õhku avatud arve ja siis võib-olla kaamerast vaatad, kas sa paned siis tuuri või siis, ma ei tea,
Okei. Ei no selles suhtes, et ma arvan, et neil pult on ikkagi nagu varuga, et vaevalt, ma arvan et ka, need pood full pankrotis. ja ma arvan, et saad hakkama, nii et ära Jah. stressa. Ära stressa jah, ära korda. Ega Telo oleks võinud samamoodi riiuli alla kukkuda, mis see siis teinud oleks. Jaa, ei soovi uus telefon. Iris. Tere, Malju ja Kristina. Mul on üks aastate tagune salajutt, mida olen julgenud rääkida ainult parimale sõbrannale, kes on mitmeid kordi maininud, et võiksin ikka selle ikka kirja panna ja teile saata. Lisaks lubas ta ka, et kui ma seda teen, siis paneb ka tema oma jutukese teele. Nii päris mitu aastat tagasi elasin 2 aastat lapsega pisikeses üürikas ning oma põhitöö kõrvalt käisin nädalavahetuseti öösiti klubis tööl. Nagu ikka, siis üks hetk otsustasin omale ka Tinderi tõmmata. See on mu 30 eluaasta jooksul ainuke Tinderi kogemus ega rohkem neid ei soovi ka. Leidsin sealt ühe noormehe, kes peale nädalast suhtlust saatis mulle kontorisse juba lilli. Liiga hea, et tõsi olla, eks. Umbes 2-3 nädala suhtluse algus, 2-3 nädala suhtluse algusest otsustasime kokku saada. Läksime restosse õhtustama. See oli kõige piinlikum õhtusöök, kus ma viibinud olen. Üritasin rääkida erinevatel teemadel, kui netis oli ta väga jutukas ja avatud, siis seal nagu puuga pähe saanud. Ja ma ei leidnud ühtegi teemat, kus ta peale 2-3 sõna midagi enamat ütleks. Lõpuks tuli aeg arve tasuda ning vabandasin, et pean lapsele järgi minema ja kirjustasin sealt minema, lubades endale, et see on kindel no-go. Läksid paar päeva mööda ja avastasin end taas kord temaga suhtlemast. Veel õhtul, kui ma klubis olin, helistas ta mulle ning kutsus külla. Lubasin, et kui ma lõpetades surmani väsinud ei ole, siis võin ju minna paariks tunniks jutustama. Muidugi jutustama. Ja kindlasti, peale klubi. Ja ma olen siis räägin veits juttu, vaata. Ma tõesti mõtlesin, et kui lähen, siis ainult jutustama. Mul olid parasjagu päevad ka ning ma ei soovinud seda tüüpi kunagi. Ning ma ei ole olnud kunagi seda tüüpi, kes sellel ajal midagi teha sooviks. Läksin siis kell 5 hommikul Mustamäele nagu lubatud. Jutt tema juures seekord voolas, kuniks üks asi viis teiseni. Tema voolava jutu mulina taga võis olla alkohol, mida ta siis üksi oodates tarbinud oli. Nii asi läks kiskuma voodi poole, kuid pidin ütlema talle sorry, et täna ei saa, et mul päevad. Kutti ei paistnud see üldse kõigutavat, mitte üks raas. Ning ta ütles, et lihtsalt ja mis siis? Ma siis selle peale kogelesin midagi, et see tundub rõve ja nii edasi, mille peale ta vastas, et teda see ei sega ja ta on ennegi seda teinud. No pool aastat kuival andis ka tunda ja mõtlesin, et savi teeme ära. Tüüp tõi valge rätiku voodisse samal ajal. Emaldasin vannitoast tampooni. Natuke ameletud suundus ta oma peaga allapoole. Ma ei jõudnud mõelda midagi, veel vähem tuletada talle meelde, et mul on siiski päevad. Pean ütlema, et see on siiani mu elu parim keelekas, mida olen saanud. Ta tõesti täpselt, mida teha. Sain lõpuks orgasmi ja kuttus püsti nägu full verd täis. For real, lõua otsast poole ninani. Endal kava nägu peas ja naerutus kõrvuni. The fuck? Asi ei piirdunud sellega. Läks siis päriselt kaasjaks ja pöörasin end käpuli, kuna ma ise seda verist värki näha ei soovinud. Panin siis oma varustuse sisse ja mõned tugevamad tõuked ning vend lõpetas. Tüübi varustus oli olematu ning lisaks sellele, et ma tõesti seal sees seda ei tundnudki, oli ta paari sekundi mees. Ma isegi ei tea miks, aga jäin sinna paariks tunniks tema kõrvale magama. Endal peas ainult mõte, et see oli küll nüüd piinlik. Aga hei, piinlik oli mul hommikul 8-9 ajal, kui ma silmad lahti tegin ja avastasin kõigil 3 seinal, millega ta voodi oli piiratud ning mida kattis hele tapeet oli verepirts meid täis. Lisaks tema minu kõrval nägu siiani verine. Ma reaalselt elu eest panin riide, pobisin vabanduseks midagi ning jooksin autosse ja sõitsin koju. Kas ta oli siis kaine, kui ta läks selle? Äkki taksosse? Okei, võib-olla taksosse. Loe edasi. Ma ei näinud, et siit läheb edasi appi. See ei jäänud me esimeseks ega viimaseks seksiks. Paar korda kohtusime veel ning ta oli keelega osav, ise aga paari sekundi vend. Teile aga kõige paremat ja loodetavasti saite natuke naerda. Me saime naerda, aga nagu ma ütlen kohe, et see, et see vereteema nagu veitsin hästi, et see kõik nagu mingi verine värk. Aga samas vaata, mis ma olen teile kogu aeg öelnud, et isegi kui teil on väike M, siis kui teete muus asjas head, she will come back. Jah, nagu näha. Reaalselt, sest et nagu kõik võidavad, tema sai parimat keelekad, mees sai ka oma 2 sekki, nagu kõigil on chill. Nii et ärge kartke. Jah,
võtke oma väike peenis välja ja minge Tinderisse. ei reaalselt, aga ei nagu, aga lihvige oma oskusi mujal ja siis see Jah. jää ainukeseks korraks. Aga vaata, selles suhtes see oli sellest mehest nagu tõesti viisakas, et ilmselt ta teadis ise ka, et tal on väike varustus, ega ta vist loll ei ole. Et vaata muidu nagu, ma ei ütle, et päevadega ei võiks seksida, minu meelest see on ka suva, aga nagu see keelekas on nagu natuke too much. Jah. Aga inimene oli nii pühendunud, et ta teadis, et muud varianti ei ole selles suhtes, mis ta selle oma tiluliluga seal ikka vaata. Ja ta võttis one for the team ja ta dives all in. Nii et selles suhtes peab ütlema, et väga tubli Väga tubli tõesti. ohverdas ennast. Nii et ma räägin, et nagu vau. Aga see nägu, saad sa ma kujutan ette seda verist nägu naeratusega nagu õudusfilmis, et see smile. Ei, ma arvan, et rõvedam on see hommikul, kui see on kuivanud juba näkku talle. Lappes. Nii õige, et miks ta siis pesema ei läinud või nagu no mehed oli peale, võib-olla. tal oli raske kuradi 2 sekundit. ei see, no ega ennem ta seilas seda punast merd ikka korralikult. ei no ütleme nii, et ei riis pole riiseni, reint pole reint, et nagu ma ei tea. Ma ise nagu, ma olen nõus päevadel seksima, aga ma lubaks endale lasta keelekat. Mina ka ei nagu selles suhtes, et rahune maha. Nagu reaalselt nagu lõpeta ära. Jah, nagu sest mõte tahaks suudelda ka, mina seda ei soovi, sina võid seda tahta, aga miks mina pean siia mängu olema segatud nagu. Aga see on, vaata, sest et vaata, mis me tellisime ka need päevade ajal saad seksida, mis on Medironis on ka olemas, on need tampoonid, vaata, et nagu selles mõttes, et kui mul on ikka, et kui häda on suur. Väga häda on suur, siis ma olen seda kasutanud. Jah, seda saab ka kasutada. Või ja vana ja rätikut. Ja rätik on alati väga nagu safe on ju, aga see tampoon on ka hea, nii et selles mõttes, et tead, ma ütlen omast kogemusest lihtsalt, et kui sul on väga vererohked päevad või alguses, siis ma ei soovita. Või see ei ole kindlasti nii hull, kui ta muidu oleks, aga see ei ole nagu full proof ka, vaata, et sa ei saa nagu, sa ei saa feikida mehele, et mul ei ole, vaata, aga sa saad seda suuremat, aga samas nagu, aga teisel kolmandal päeval oli täiesti fine. See on kõlan nagu mingi haige nümfoman, kes käib mingi paeb kirja, millal mis tampooniga saab. Aga ma lihtsalt ütlen, et kui keegi tundis. Aga rätik on aus, aga ärge võtke valget rätikut. Jah, samas võib-olla mehe kodu vaata savi endal küll ei võtaks valget. Hei, vabandan pika kirja pärast, aga tahan jagada ühte lugu tulisest lahkuminekust. Sellest on möödas 5 aastat. Käisime mehega samas koolis, tema lõpetas aasta varem ja läks tööle. Mõtlesime, et kui saaksime oma ette elamise, oleks lihtsam koos olla. Mina ei peaks ühikas olema ja tema oma venna juures. Võtsime KV portaali lahti ja leidsime ühetoalise, mille üür oli kõige madalam. Tundus tol hetkel piisavalt normaalne. Ausalt ma ei tea, mida me mõtlesime. Asukoht oli kehv, maja nägi räämas ja hooldamata välja. Oli mingi veider vibe, aga me lihtsalt tahtsime koos olla. Mõtlesime, et kannatame ära selle. Ja 11. oktoobril kolisime sisse. Korter oli teise korruse pika koridori lõpus. Meie kõrval elas noor meesterahvas. Talle meeldis öösiti kõlarist valjut muusikat lasta. See oli küll häiriv, aga talusime ära. Tal käis ka tüdruk külas ja iga kord oli neil mingi draama. Tülid, karjumine, nutmine. Mõtlesin mitu korda, kas peaks politsei kutsuma või ukse taha minema. Ühel ööl läks eriti hulluks. Asju loobiti, tüdruk kröökis nutta, nagu maailma lõpp oleks käes. Mees karjus vastu. Otsisime juba 112 numbri välja, kui kuulsime ukse pauku. Naabrimees läks ära. Tüdruk jäi nuttes korterisse. Mul oli temast kahju. Mõtlesin isegi, kas peaks minema lohutama, aga tundus, et parem on mitte sekkuda. Jäime lõpuks magama, aga keset tööd ärkasime sireenide peale. Vaatasime aknast välja, meie kõrval korteri aknast tuli suitsu ja koridoris koputati ustele ja tuletõrjajad karjusid põleb. Panime ruttu riidesse ja jooksime välja. Seisime teiste naabritega maja ees, päästjad tegutsesid ja just siis jalutas koju meie naabrimees. Näes, et tema korteri põleb, ei tundnud ta isegi šokeeritud. Ta vabandas kõigi ees ja rääkis, et nad läks tüdrukuga tülli. Tema isa läks sõbra juurde. Tüdruk oli helistanud ja öelnud, et paneb korteri põlema. Naabrimees ei uskunud, aga tuli igaks juhuks kontrollima. Tuli välja, et tüdruk süütaski voodi. Pärast tule kustutamist räägiti politseiga edasi. Meie naaber pidi muidugi mujal ööbima, sest tema kort oli praktiliselt hävinud. Aga ega ka meil parem polnud. Meie kodu oli täis vinguhaisu. Magasime novembrikuus aknad lahti, et saaksime üldse hingata. Tulekahjust algas aga järgmine probleem. Must hallitus. Ilma ventilatsioonita niiske korter täitus kiirelt hallitusega. Peavalud, nohu, hingamisraskused. Unehäired, ärevus. Me ei suutnud enam seal elada. Korter oli külm, niiske ja mõeldud pigem ajutiseks peatumiseks, kui mitte kuude pikkuseks elamiseks. Kolisime detsembris ära ja hakkasime ootama tagatisraha. Aga raha ei tulnud. Kui küsisime, siis omanik ütles, et tagatisraha kulus musta hallituse eemaldamisele. Ja on ikka jultumust midagi küsida.
Hea veel, et ise juurde maksma ei pidanud. Jätsime asja sinna paiku, sest me ei teadnud toona, et kas meil üldse on õigust midagi nõuda. Tagantjärgi mõeldes oleks pidanud omanik hoopis kindlustuse poole pöörduma, mitte meie kulul kahjusid katma. See hallitus ja tulekahju on meie süü. See kogemus õpetas meile väga palju. Edaspidi olime juba targemad. Täna on meil 2 last, soe turvaline kodu, toredad naabrid ja rahulik elukeskkond. Täpselt selline, mida noor mina oleks väga vajanud. Loo moraal ei ole üks. Armastuse nimel ei pea taluma halbu elutingimusi. Odav üür võib osutuda väga kalliks närvidele, tervisele ja heaolule. Ja isegi kui sa alguses ei tea oma õigusi, tee need vähemalt tagantjärgi endale selgeks, et järgmine kord oskaksid end paremini kaitsta. Ma saan aru, et kogu selle loo point oli täiesti muu, aga mu lemmikosa oli ikka see tüdruksõber, naabri tüdruksõber, kes helistas ja ütles casuali, ma panen su korteri põlema. Ja mees oli mingi, no ma ei usu eriti, aga ma vaatan, põles. Ei nagu get it girl nagu. Jah, mida sa küll kogu aeg kaklete seal, näita talle Germo. Ja. Ei no jah, ütleme niimoodi, et ma ütlen, et naised on hullud, aga tähest ükski naine ei ole kunagi nii hull lambist, et ta on viidud sinna punkti, et nagu ta on mingi drama panna su fucking korteri põlema. Mis ei ole okei, obviously. Ja. Aga nagu that's fucked up. See on väga, ma ise mõtlesin, et ma olen elus ikka väga palju olnud vihane suhtes või midagi. Aga et ma mõtlen, et kui vihane ma peaks olema, et ma põlema paneks kellegi kodu, see on ikkagi next level, et mida see inimene tegema peaks. Ja. Aga ei, ma ei tea. Muuseas, ma ei olnudki enne selle peale mõelnud, et kui korter läheb põlema kortermajas, et tõesti see vinguais, et teised korterid muutuvad ju ka tegelikult sisuliselt kasutuskõlbmatuks, et mis siis tehakse, kui terve kortermajas kindlustus. Ja siis, asenduskodu antakse sulle siis nii kauaks. Ma arvan, kui sul on ka kindlustus, sest et kui ma ei saa seal sees elada. No mingi üürikas makstakse kinni äkki või midagi sellist. No ma tean, et mu tädil tehti remonti, mingi ka toru lõhkes ja kindlustuse laks ja kuna ta ei saanud seal elada, siis kindlustus maksis kinni ta Airbnb. Et ju siis, ma ei tea, muidugi, kui ta ütleb, et nad nii noored olid ja et võib-olla neil ei olnud kindlustust lihtsalt. Ei, loogi, et neil ei olnud, et jah, aga see pluss oli üürikorter ka. Ja. Aga selles suhtes, et ma ei tea, nagu ma hakkasin ka mõtlema, et sa nii väga tahad koos olla, et siis sa nagu lepid mingi täiesti nagu urkaga. Young love. Aga täiesti arusaadav, et kui tahad kellegagi nii jubedat koos, ma mäletan, et kes oli küll tiinekana, aga ma tean, et kui mind käidi Rootsi kruiisidel, siis need voodid, loomulikult kellegi olnud raha võtta seda, kus on mingi suur voodi, kõik olid selles mingi 4 ja siis mina oma peikaga ikka magasime ühes voodis, kuigi nagu reaalselt see voodi on ju mingi nii lai. Ei, muidugi tegelikult tema ei tahtnud, aga mina tahtsin. Ma olin armunud, et ma olin valmis kannatama, aga tema ei olnud. Aga kannatasite ju. Ma ei mäleta tegelikult, aga ilmselt, mis tal muud üle ei. Ma teaks, ma seda lugu olen rääkinud, Rootsi kruisiga tuli meelde, et need väiksed voodid, siis ma mäletan, et mul oli ka üks nagu peika ja kuidas ta viis mind Rootsi, et kuidas ta oli hull manipuleerija, ta oli mingi, et teeme siis romantilise värki ja läksime Rootsi kruisile, ja siis hakkas mingi aeg, et oli mingi, ma võtame sviidi ja värk särk, ma mingi okei, cool, siis ta mingi aeg, ma puksin piletit ära, et aga me sviiti ei saa, et sviidipiletid on kõik välja müüdud, vaata, et me ei saa sviiti, et ma sain see 4 kajutiga toe, aga vaata, ma olen selline inimene, et nagu ma olen FBI literally. Ma olin mingi, see ei ole keeruline ka, läksin sinna Tallinki lehele, vaatasin, et seal on sviite ja ma olin mingi, aga ma teadsin, et talle meeldib hujata, aga ta oli nagu nartsissistlik, tahtis mulle väga nagu ära teha, et ta tahtis näha, et kuidas ma reageerin, et ta nüüd sviiti võtta, kas ma olen diiva, et mingi ma ei tule siis vaata. Et kui 4 kohaline vaata, siis ma mingi, sobib küll ja sobib 4 selle, see kõige tavalisem kajut vaata, ta oli mingit ilma aknata ka veel. Ma mingi, sobib. Harja keldris on, ei väga tore. Ma olingi peas, et ma saan sinuga koos olla. Ja siis ta vist, ma ei tea, kas ta ütles mulle enne reisi või lõpuks, kui laevas oli, ta mingi, ei muidugi ma sain sviidi meile värki vaata. Võttis ikka sviidi? Muidugi võttis sviidi, aga ta lihtsalt nagu tahtis nagu manipuleerida, et kuidas ma käitun. Sest ma mõtlesin, et äkki ta lihtsalt oli mingi siuke pohhu ja vaata. Ei, ta võttis, aga ta lihtsalt tahtis nagu teada, kuidas ma reageerin. Või äkki ta tahtis lihtsalt ilusat üllatust teha? Ei, kui ta ütles, et ma võtan sviidi, siis ta mingi, ma ei võta ikka, et ma sain neid selle 4, et nagu see on ju manipuleerimine, see on literal. Nojah, aga selles suhtes, et kui näiteks
Mees ütleb, et ma saan ainult selle 4 ja see on mingi fine ja siis jõuad sinna ja siis ta mingi üllatus, tegelikult ma ikka sain, vaata kajuti. No ma ei tea. See on debiilne ju. Kas ei ole tõesti nüüd mingi kõige suur, eriti kui ta on alguses öelnud. Jah, kui sa võtad süüdi, siis ma ei võta. Kui sa ütled kohe, et kuule, ma võtsin meile sellise toa ja siis sa oled mingi tegelikult ma võtsin ja et siis võtad seda tavalist toa, et ma võtsin tavalist toa meile ja siis sa oled mingi siis tegelikult ma võtsin süüdi üllatus. Siis on mitte lihtsalt, ma võtan, tegelikult ma ei võtnud, kuidas sa reageerid. Sest et nagu ma arvan, et kui ma oleks saanud mingi siis ma ei tule ja siis ta oleks mingi, sa oled mingi, meil oli väga toxic vibes ka, ta oli väga-väga toxic. Et mul lihtsalt tuli meelde lihtsalt selle looga, et siis ta oleks süüdistanud sind, et sa oled kullakaeva. Ja. Palju see sviit maksab mingi? See oli mingi 50 € rohkem, vaata. Kullakaeva. Ja mingi 60 €, ma ei tea täpselt, aga ühesõnaga veits lappa. Hästi kullakaeva oled tõesti, jah, aga noh. Mis siis ikka? Aga ärge pange ma eksida korterit põlema. Sa olete tahate, aga don't do it. Jalafetiš või ikkagi kunst? Tere tüdrukud. Minu salajutt ei ole sel korral nii spicy, pigem kummaline. Panin kunagi jagasse müüki mingi hunniku jalatseid. Enne seda muidugi küürisin ja nägin vaeva, et nad ikka kenad ja esinduslikud oleks. Üsna kiiresti tuli postkasti kiri, et millised neist oleks võimalikult määrdunud ja kantud. Ma olin muidugi kuulnud, et ma olin kohe muidugi, et mul ei ole määrdunud jalatseid müügis, aga kulunud mõni ikka on. Palus siis lisapilte saata, valis mingid jalatseid välja. Küsis mingi hetk, et kas ma oleksin nõus need ise ära määrima, et siis ostaks küll kõik ära. Mul peas olid küsimärgid, et miks üks inimene sellist asja soovib ja raudselt laseb mu üle. Siiski rääkis ostja ja minu suur teenimisimu mu pehmeks ja läksin vara kevadisse porisse sumpama, et oma üles pimbitud jalatsid jälle mustaks saaks. Tehing sai tehtud, mina sain raha ja ostja oli väga rahul ning tänulik, et viitsisin määrida neid jalatseid. Lõppu lisas, et ta hea meelega hakkaks mu püsikliendiks ja järgmise poole aasta jooksul müüsin talle määritud jalatseid pea 2 soti eest. Sõbranna võttis temaga samamoodi ühendust ja müüs rohkem kui 200 € eest jalatseid. Põhjus, miks ta neid ostis, oli kunstiprojekt ja pärast projekti valmimist plaanis ta jalatsid puhtaks teha ja edasi annetada. Täna ma enam ei tea, kas see projekt valmis ja mis see endast üldse kujutas. Mina ei kurda. Tore, kui keegi nii artsi on ja mina sain oma vanadest kaunadest lahti. No I hate to break it to you, aga ma ei usu, et seal mingisugust kunstiprojekti oli. Sest et kui sul oleks kunstiprojekt, siis sa ei ostaksid, ma ei tea, kaltsukast, lähed ostad mingi euri eest neid. Kaltsukad on nii kalliks läinud. No aga 2 soti eest jalatseid osta. Aga nagu ma just hakkasin mõtlema, et kui ta müüs mingi nagu 2 soti eest, et see nagu muidu müüakse järelturul on ikka mingi, isegi need kantud, ütleme, et puhtad on ju isegi müüakse mingi 70-80 € eest ja mõned müüakse ju 30 € eest. Vaata just meil sõbranna ostis mingi järelturul 30 € eest, vaata, oma lapsele, et need on, no ütleme, et see on mingi 6 paari äkki või? No jaa, aga ma mõtlen lihtsalt loogiliselt, mulle tundus just see, et eriti veel see, et kas sa saad need ise mingi mustaks teha, et kui ma tõesti leiaks nii hea hinnaga need kunstiprojekti jaoks need jalatsid, no eks ma võin need ise ka ju. Ta võib-olla mõtles, et iga inimene natuke erinevalt mustaks vaata. Ma arvan, et see on lihtsalt mingi vend, kes sniffis neid ja ma ei tea, tagus pihku samal ajal. Aga no, laias laastus vahet ei ole, mul oleks jumala suva, mida keegi mu jalatsitega teeb. Minu poolest ehita nendest paat või kuridi taabihku. Seda küll jah, et nagu tõesti huvita ja kui sa ostad nüüd veel, siis go crazy. Mulle meeldib, et kui ta oli nagu, kui ta oli see perverti ja ei olnudki mingi kunstiprojekti, et siis ta istus kodus ja mõtles, et okei, mida ma saaksin öelda, miks mul neid nagu vaja on. Jah, ma olen jube kunstnik. Sest et tõesti mingid vanu räämas jalanõusid ikka leiad mingi kaltsukast ja mingid juuste. Aga sul on vaja noore tüdruku käest osta mingid jalanõusid, et võib-olla ongi. Tundub sketš, jah. Tundub sketš. Aga noh, vahet ei ole, sina said oma jalanõud müüdud ja mis siin ikka? Jah, sinu probleem see ei ole. Nii, parim sõber Nublu. Tere tüdrukud. Olin kunagi suhtes ühe sportlasega. Klassika. Tegi sporti välismaal, long distance armastus ja kohver igavesti pooleldi pakitud. Aga midagi eestimaist hoidis teda ikkagi elus. Nimelt Nublu. Jah, see sama Nublu, keda ilmselt kuulab 97% eestlastest. Noh, aga tema Nublu armastus muutus ajapikku. Veidraks. Alguses oli armas, tal oli koduigatsus, las kuulab. Aga siis tuli päev, mil nalja viluks kinkisin talle isegi Nublu särgi. Aga vaata siis, särgiga tuli kaasa ka mingi eriline side, sest Nublu muutus mu mehe jaoks justkui parimaks sõbraks. Kuni ühel hetkel, nagu ikka, mees hakkas susserdama ja petma. Loomulikult oli ta ka beach grindil ja loomulikult ei suutnud ta seal käituda. Kuni kuulsin ühest neiust, kellega ta seal oli eriti sõbralik. Võtsin neiuga kontakti ja mis selgus, klappisime temaga nagu õed. Sujuvalt vahetus mees sõbrannaks
Ja see oli ilmselgelt väga hea upgrade. Üks päev, kui me selle neiuga koos autos sõitsime, hakkas nagu tellitult raadiost mängima Nublu. Neiu pöördus mu poole ja küsis täiesti siiralt. Aga kas sa oled ka Nubluga sõber? Ma tartusin ja siis ta seletas, et mu eks oli Beach Grandil temaga musitades rääkinud, kuidas Nublu on ta parim sõber ja et Nublu isiklikult andis talle festivali piletid. Vist istusin selle mõtlesin, soo huvitav, kas Nublu andis ka tol hetkel minu nimega pangakaardi? Sest et need piletid, need Nublu poolt kingitud piletid olin mina talle ostnud. Ajapikku tuli neid lugusi veel, et kuidas ta räägib kõigile, et Nublu on tal nagu vend, et nad käivad koos pidudel ja jagavad elutõdesi ja nii edasi. Kokkuvõttes mina sain ägeda uue sõbranna, tema jäi elama oma fantaasiamaailma, kus ta Nubluga pestikas ja festivalipiletid lihtsalt kukkusid ta ellu otse taevast koos sõprusega. No aga vaata kui tore, et tavaliselt öeldakse lastel on nähtamatud või välja mõeldud sõbrad, aga tegelikult saab täiskasvanud mehel ka olla ju. Ja. Ja mõtle kui uhke ta on, räägib kõigile, Nublu. Keegi ütleb näite pilti koos, aga Nublu ei taha. Nublu ei taha pilti. Ma olen, vaata sa ütledki, ma ei ole see haige sõber, vaata kes oma mingi kuulsusest sõpra mingi exploitib, vaata. Ja, et me teed pilte. Me oleme niisama, räägime heart to heart ja jagame festivali pileteid ja tavaline. Casual. Huvita, kuule sinu kohta ei täpselt samamoodi ju. Vaata, ma üks päev saatsin voice, kuule, kas sa tead seda tüdrukut? Ma olin ühesõnaga, olin ühes kohas on ju ja siis seal töökaaslane mul oli nagu mingi tahet, et me just käisime eile kuskil ja siis see tüdruk seal rääkis, et Malluga hea sõbranna värk ja siis ma mingi, et kes, et ma ju tean Mallu sõbrannasi kõik on. Ja siis ta ütles mingi nime, et pole elus just kuulnud ka. Ta oli mingi, ei, ta just teile rääkis, kuidas ta sinuga rääkis värkis. Ma mingi, siis ma küsisin Mallu käest, et noh, et kas tead seda tüdrukut, pole elus eest nime kuulnudki. Nii et selles mõttes, aga nagu vahet ei ole. Samas vaata võimalik on ka see, et võib-olla äkki ta mulle Instasse kirjutanud, vaata mingi story peale, ma olen võib-olla vastanud ja siis ta saabki öelda, et ma Malluga rääkinud, mitte nagu... Aga ta ütles, et olete sõbrannad reaalselt, et mu sõbranna Mallu vaata. Aga samas vaata, ma ütlen kogu aeg, et te olete mu neti sõbrannad. Ja, enda selles mõttes, et she did not lie. Aga kui ta viitas, et me oleme päriselus kokku saanud, siis peab alati skeptiline olema, sest ma ei saa kellegagi päriselus kokku. Ja, mina ka saan niimoodi ainult, et ma vaatan location'it, kus Mallu on ja siis ilmun kohale. Ja siis ei riis või riis. Aga ei jah, selles suhtes, et jah. Kui sa saaksid valida ühe kuulsuse, kelle endale sõbraks valida, kelle sa võtaksid? Sinu. Aitäh. Mina ka sinu. Ma ei ole kuulus. Ma räägin kõigile, saate aru, teate seda Kristina Pärtelpaega või? Ma olen Pärtekas, ma tean teda. Ta on nii äge. Sest et kui ma tahtsin kunagi, kui ma ei olnud kuulus, siis mul oli üks sõber, keda ma nii väga tahtsin kuulsat sõpra. Mina? Jah. Ma kirjutasin sulle, ma tahaksin väga su sõber olla. Ja need dreams do come true. Siin me istume ja käin sulle pinda nüüd. Mitu aastat hiljem see on? 10 või? See on 10 aastat hiljem ja ma olin 9 aastat hiljem. 9 aastat tagasi ma kirjutasin Mallule. Mina töötasin siis lihtsalt olin tõesti suvaline teenindaja ja Mallu oli kuulus blogger. Ja nüüd mõtle sellele hetkele, kui me olime seal Austraalias, ma olin silmini täis joonud, sõimasin sind ja kukkusin sinna voodi vahel. Kas sa siis meenutasid seda, et ise ma tahtsin sõber olla? Ei, ma lihtsalt, ma selle peale mõelnud isegi, ma lihtsalt mõtlesin, oh my god, I hope she does not die, sest et ma mõtlesin, et sa sured ära. Ja ma räägin teile ka, et meil läks natuke lappesse. Esimene õhtu. See oligi esimene õhtu. Me maandsime kell 7 hommikul ja siis me tahtnud kohe magama minna, et kuidagi kohaneda. Siis me käisime shoppamas ja siis tegime day drinks ja siis sealt läks edasi. Day drink läks nagu night drinksiks, siis me läksime veel kuskil baari. Ja no vaata, eks oligi, et meil oli ka tegelikult see mingi jetlag, me olime nii kaua kuradi ringi trippinud ja polnud eriti normaalselt. Ma ei saa öelda, et me ei ole söönud, sest sõime me selle reisil 24/7. Me ütlesime kogu aeg, et meie suu seina praegu ei ole, siis kuradi jõhverdasime toitu 2 suu poolega. 2 paksu Austraalias pidi saate nimeks tulla. Aga ainult 1 on paks, vaata. No mina ei ole kaalul läinud ja me kavatse ka, aga ühesõnaga ma toon igasuguseid erinevaid vabandusi, et miks ma võisin nii purju jääda, aga lõpptulemus oli see, et purjus ma olin. Ja me olime seal baaris, me olime 3 nagu mina, Kristina ja siis meie kaameramees. Ja Kristina mingi hetk ütles, et ta on nii väsinud, et ta läheb tuppa ära. Aga no see baar oli meil nagu kohe hotelli kõrval, et pohhu, et tulen varsti järgi. Aga mul oli juba siis päris saks sees, kui sa ära läksid. Mul nagu, vaata siis, kui sa jääd... Ta mõttis mu pulssi reaalselt. Meil oli rämmar ikkagi, noh.
jah, sul ei olnud minu meelest. Ma olin nii sodi, see alguses leidub pulssi, mingi shit, mingi okei. Aga ei, me olime, no kõike me ütleme, käpp oli maas. Käpp oli maas ja vaata, mõnikord ongi see, et kui käpp juba väga maas on, siis kõik joogid libisevad nii kuidagi hästi ja nad libisesid korralikult. Aga mingi hetk me otsustasime, et ei viitsi seal baaris olla, et tuleme hotellibaari. Aga see oli kinni pandud. Siis ma mõtlesin, et kurat, me ei saa nagu meie tuppa ka minna, et sina ikkagi tudud nagu korralik inimene. Siis ma läksin selle kaameramehe tuppa, jõime seal mingid, mis iganes me sealt minibaari rüüstasime. Minu meelest me rüüstasime igal pool need minibaarid ära, mis me ette jäid selle reisi jooksul. Ei, meil läkski kogu raha läks minibaarile lihtsalt. No ühesõnaga, ma jõin seal minibaari ära, mingi hetk jooksin paljajalu meie tuppa. Nagu ma ei tea, mis põhjusel ma jalanõud hülgasin, aga seda ma tegin. Minul isiklikult lõpevad viimased mälestused. Nagu ma mäletan häguselt, et keegi ütles, et baar on kinni ja ma mäletan nagu seda mõtet, et ma ei saa Kristina tuppa minna, et ta magab ja ma mäletan, et me Margusega midagi valisime, mingit muusikat või midagi, kõik. Ja nüüd Kristina räägib, mis juhtus, kui ma tuppa tulin. Ühesõnaga, no ma ei täpselt, sa tulid tuppa ja tegelikult oli see, et ma läksin tuppa ja ma olen ikkagi ka väikest viisi alkohoolik. Ehk siis ma jään kohe magama, ma lihtsalt ei viitsinud seal baaris istuda enam, aga siis mina läksin meie minibaari rüüstama, ma tegin need gin-toonikut ja siis scrollisin TikTokis ja nagu põhi Eesti baari. Relaxation. Ja siis ikkagi mingi, et ma nagu pass out'isin ja märkisin selle peale üles, et Mallu lihtsalt lamas mu otsas, nagu ta lihtsalt oli mu otsas ja ma olin mingi what the fuck ja siis ta mingi kõik on hästi. Kõik on hästi. Siis ta reaalselt oli mingi, ta tahab Mäkki, et ma pean Mäkki tellima. Ma mõtlesin, et ei, me läheme kohe, aga ei, Mäkki. Miks ma ise ei tellinud? Ma ei tea, sa käskisid mul Mäkki. Siis sa leidnud oma telefoni, sa arvasid, et see on kadunud. Tegelikult see oli vannitoas, ma ei tea. Seda ma avastasime järgmine hommik. Käskisid mul Mäkki tellida. Siis tellisin Mäkki. Pluss su silme seletan ka, sa oleks mingit Mäkki saanud tellida. Tellisin Mäkki ära. Siis ma olin mingi täiega jaurab seal. Ja siis... kui need, et siis ta lõpuks pass out'is, see Mac tuli mingi 40 minti, ja 5 minti enne seda, kui McDonald's uksa taga oli, siis Mallu jäi magama, aga ma nii kettas, et nagu, ja siis ma ütlesin ka, et ärme telli, et me magama, ei pead, miks vihkad mind, siis tellisin selle Mac, ja siis Mac jõudis, siis kui ta magama, siis ma lihtsalt raputasin üles, lükkasin selle juustupurgidel kätte, et söö ära see McDonald's, sa käskisid mul tellida, nüüd sa fucking sööd seda, siis hommikul sain kivi kõva juba, ja siis ära praisku vaata. Ma leidsin ühe poole sellest burgerist, 2 ampsu oli võetud, 1 pool ilma selle pealmise kaanet oli mul padja alla topitud ja see gaas oli seal maalas. Ühesõnaga, ja siis, aga see ei olnud kõik, on ju. Siis see Mäkki sai nagu enam-vähem söödud, on ju, ja me magama. Ja siis ma ärkan selle peale, et meil oli nagu voodid nagu kõrvuti, aga see vahe oli hästi väike seal, et põhimõtteliselt saadid kokku lükata, aga ühesõnaga need olid eraldi voodid. Ja siis ärkan selle peale, et Mallu kukkus sinna vahesse, meie voodite vahel vahesse. Ma mingi what the fuck, tõstan ta üles, on ju, voodist tagasi. Veits aega mööda hästi kukkus uuesti, mingi 3 korda lõpuks kukkus, siis me lükkasime voodid kokku. Mul on ajukahjustus sellest, ma juba arvan. Literally. Lükkasime voodid kokku ja siis ta nagu järsku on mingi ei, mul on nii paha olla. Siis ma olin, kas ma annan sulle vett, said mingi jaa, sa andsin talle vett, on ju, mul oli veel Devini vesi kaasa, et alguses mis sa tassid seda kaasa, see oli väga hea, et see kaasa oli. Andsin talle selle vee, jõi seda ja siis ta tõuseb püsti ja mõtlen, et ta on vetsu, et äkki kettima. Ja siis nagu veits aeg läheb mööda, siis vaatan, ta on esiku kapis selle veepudeliga, see veepudel oli ümber. Ma mingi, oh my god, ma loodan, et ta nagu mingi keti või kusevad. Ta ei saanud ise ka aru, kus ta on, vaata. Ja siis ma aitasin ta vetsupoti peale, ma olin terve aeg vait, ma ei mitte midagi, aitasin ta vetsupoti peale, siis ta järsku vaatab mingi, ja mida sa üldse mölised siin, ta käib ma närvidele, minema. Siis ma andsin talle selle nagu ämbri kast, et istus poti peale, ma ütlesin, annan ämbri, et saab kettida. Ma olin palja persega lihtsalt istusin seal. Jaa, siis ma andsin selle prügikasti, et nagu, sest ta ütles, et hakkad kettima, siis ma andsin prügikasti, siis oligi, tõmba nahhusid, vaata. Siis ma andsin selle ämbri selle prügikasti ära, läksin voodisse, siis ta mingi roomas sinna voodisse tagasi. Siis ta oli väga mean drunk ja siis hommikul ärkab, ta on nagu mingi mis toimub, vaata, ma mingi käi nii perse ausalt ka, käi nii perse. Aga esiteks ma vist ei joksendanud, siis mul ei olnud siukest tunnet. Ei, sa joksendanud, sa lihtsalt olid mingi makkan ja siis ma ütlesin, kes ta mingi tõmba nahhusid. Ma ei tea, mis mul juhtus, aga 2 korda selle reisi jooksul ma jõin ennast mean drunkiks, mis ei ole väga üldiselt minulik. Tavaliselt ma olen happy drunk, nii et ma ei tea, mis... Võib-olla see on Märten nii kaua näinud ja siis igatsesid. 1 päeva. No, ta ei suuda. Nii pikalt teemal on. Aga vaata, mõned päevad hiljem... See oli 2 päeva, siis me lendasime juba 24 tundi ja nagu... Aga vaata, 1 päev või noh, mitte 1 päev, aga mõned päevad peale seda, kui ma uuesti lappe läks, siis ma muutusin ju Märteni vastu ka mean drunkiks. Sa ei teadnud muuseas poolt seda, sellepärast, et ma ei öelnud sulle, mida ma kõike kirjutan.
mis sa siis tegid? ei, ma olingi mingi you don't care about me. ma ei tea, mis mul juhtus. Mis Märten ütles siis? ei, ta oligi mingi, jaa, okei. Räägime homme. Uju, vaata. Sa oled mingi, ei, ma tahan kohe seda arutada. Järgmine hommik ma olin jälle mingi, issand, nii palju vaatab õudusega, mis sitta vaja. Et ainult ka, et oled abielus, vaata, et tal ei ole kuskile minna. Aga mõtle, kui sa teed sellist asju, et sa oled nagu just timmima hakanud. Paljud teevad selliseid asju, vaata sa jood ja siis sa nagu... Jaa, aga vaata, see ongi imelik, ma ei ole tavaliselt selline inimene, et kuule, aga võib-olla tõesti need antidepressandid muudavad. Vaata, sest et mina olin, vaata täpselt... Ma ei mäleta mitte midagi. Ma räägin, see antidepressantide peal joomine, sest mul oli täpselt sama. Vaata, kui ma esimene kord jõin, mul oli ka see reedene päev ja siis see kõredi politsei sai tulmasin ja saad aru, ja mõtle, ja minul oli see, et meil nagu oli nagu nothing on ja siis mõtle, ta sai nagu kuradi tuppa sitnud kass ja vaata, ja siis mõtle, kui ma ärkasin või nagu ma mõtlesin, et I wanna kill myself, sest see sai nii rets, et see nüüd ma olen nagu natukene ikkagi kuidagi osanud nagu seda oma piiri tunnetada, aga sul oli ka võib-olla esimene kord selline nagu rämmar vaata. Oli küll jah, ma ei olnud nagu, me ikka jõime ikka korralikult, no need kokteilid olid no nii maitsvad, ludisesid mul sisse. Ja see oli tõesti maitsev, kokteil oli maitsev. No kokteil oli maitsev ja selles suhtes, et vaata, mul õnneks seda ei tekkinud kordagi ei sinuga ega Märteniga, et mul järgmine päev oleks mingi anxiety, sest esiteks ma ei mäletanud mitte midagi, minu jaoks seda pole olnud ja B, ma saan aru, et keegi ei olnud nagu super angry about it, vaata, et mul nagu okay, shit happens. Aga hea, ma mõtlesin selle peale, nüüd ma tõesti, pean, võib-olla ma selle 10. kokteili pealt oleks pidanud nagu kriipsu peale tõmbama. 10, tead, su piir on 10. Ütleme, et mu piir on 10. Yeah. Proovime järgmine kord. Võtame 10 kokteili ja siis vaatame, kas ma olen angry drunk või happy drunk. Sest algus ma olin väga happy ju. Sest et ei, aga see ongi, sest ma mäletan, kui mina ärkasin selle üle, vaat ma olin ka angry drunk nagu, niimoodi, et ma veel vaata, kui see õhtu oli, siis ma saatsin talle pärast veel voice järgi, kus ma lihtsalt sõin. Kurat, vähe said. Ei, see oli, ma saatsin talle voice järgi, ma olin nagu mingi. Ja üldse, kes sina ja su fucking kuradi politseitöökaaslased sõite kõik nii perse mind. Ei, need voice'id olid horrid nagu, mis ma saatsin ta. Ei, see oli nii fucking... Sa kuulasid neid hommikul? Jaa, ma olin mingi, oh my god. Ma küll ei kavatsenud kõike lugeda, mida ma Märtenile ma kuulasin ja ma olin mingi, et oli tema paneb naerusmaili. Mis ma tegin? Ta oli nagu nii chill about it. Ühesõnaga, ja siis, aga siis nagu, aga mul ei olnud ka alguses nagu anxiety'd, siis ma alguses isegi mäletanud, et ma kuri olin, kui Sandra oli mingi, oh my god, te saatis vaata chati voice'i, et mis te, see kujutate, mis eile juhtus. Ma olin mingi, mis juhtus, selle tahaks kossi. Sandra oli mingi, sa olid seal, stupid bitch. Ma olin mingi, mis juhtus, ma märkasin, ma olin mingi laadi taha, kõik on üli hästi. Ja siis Sandra läks ära ja siis ma vaatasin meie chati ja siis ma olin mingi, well, this is not fucking great, vaata. Nii et ühesõnaga siit on väike õpetus teile, ärge jooge antidepressantidega. Üle 10 joogi. Üle 10 joogi. Alla 10. Tähendab, me ei anna praegu pead, me peame selle eksperimendi ära tegema. Mis õhtult tegid? Sest et ma ütlen, alguses ju me ei olnud angry'd, alguses me olime happy'd. Ja, nii et see peab, mingi hetk see peab muutuma. Ma olin väga happy alguses. Ma näiteks eile olin kodus ühe Saku naisi, oi plee, ma olin happy. Kui sa oleks 10 olnud, oleks Märten peksu saanud. Mul jäi mingi 4 tükki alles. Ma pean siis 6 tükki juurde ostma ja teen oma proovi. Ma olen nii kaua joonud juba. Ma olin eile. Ma olin lennukis viimati. Ja sa jõid meie seda traditsioonilist jooki, mida ma ei tahtnud toet. Ja, meil on Malluga nüüd traditsioon. Meile meeldib Finneriga lennata. Ja Finneris on selline nagu peelise laadne mingi koorelikköör. Nüüd vaata lennukis saad söögi ära on ju ja siis magustatuks võtame jääga väikse koorelikköörikese. Ma ei tea, mis värk, aga kui ma nägin seda koorelikkööri seal, me oleme tõesti nagu parmupäevikud. Aga ma hakkasin mõtlema. Ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et see peilis, see ei ole kunagi olnud mingi jook, mida ma hullult jooks. Ma mäletan, eks ma elus ikka olen mekkinud on ju. Aga kuidagi seal lennukis istudes ma olin mingi kuidas ma tahaks seda, isegi praegu sellest rääkides ma tahaks seda. Tahaks nagu niisugune sippida veits peelist. Tahaks nagu natukene, siuke jääkese. Minu meelest neid peilised veel, kui ma ei eksi, on mingite maitsetega ka. On. Sest... On, jah. Ma ei ole küll poes isegi näinud. Tumle peilis on olemas. Eesti poes või ongi tumle eraldi on nagu tumle eraldi on asi olemas küll. Ei, ma mõtlen nagu joogina, et see on nagu, ongi nagu peilis, aga oli nagu tumle. Ja see on punase ja sinisega pudel. Vot. Eestis. Ja, paaris ma kunagi oli mäletan, sest et vaata need, kes, kelle on nagu, sest natuke odavam kui peilis, vaata, aga sama vaibiga põhimõtteliselt.
Ühesõnaga, ma räägin, me oleme mekutajad, meie magustoiduks on, me oleme tõesti nagu mingi parmud, ausalt ka. Pange vangi ja visake võtti ära, ausalt ka. Aga jätke pudelid sisse. Jätke võtmed välja poole. Võtame siis viimase kirja aga ma võin, et... Noh. Okei, pasamees. Ma ei mäleta kunagi, kas sina loed või mina lugesin. Mul ei ole õrna, kes eelmise luges. Mul ka ei ole, aga noh. Loe siis. Ma loen siis. Hei neiud, olete super naised ja jätkake samas vaimus. Okei, see lugu on üks rõvedamaid, mis mu elus on juhtunud. Alguses tundus kõik väga ilus. Tutvusin ühe mehega, suhtlesime umbes 3 kuud. Kõik klappis, ta oli mega tore ja normaalne. Nalja sai ja... sa lõped. Lugemisoskus kadus ära. Keemia oli paigas. Mõtlesin, harva juhtub, et keegi nii kiiresti sobib. Aga siis hakkasid tulema väiksed punased lipud. Näiteks, kui ta oli natukenegi purjus, siis rääkis täiesti lampi, et ta on hirmsasti vaja sitale minna. Keda siis sulle meenutab? Sina reaalselt. Ja jooksis vetsu nagu elu ja surma peale. See on reaalselt, see on nagu meesversioon Maljust. Mul on laktoositolerants. Aga kuradi juustu vitsutab kohe suu poolega. Iseenesest okei, kõigil on ju seedimine vahel keeruline. Just. Aga iga kord, kui vetsust tuli, lehkas reaalselt terve korter rõveda pasa järgi. Ja mis kõige imelikum, ta laisid alati käed. Mitte kergelt, vaid selline konkreetne torkiv lehk, mida pole isegi võimalik segi ajada millegi muuga. Aga nüüd tuleb see hetk, kus sul hakkas lamp põlema. Ükskord olime voodis, kõik oli mõnus, kuni ta täiesti ootamatult pani mul näpu perse. Ilma igasuguse hoiatuseta ja ma olin šokis. Ja siis täiesti rahulikult tõmbas käe ära ja samal ajal mulle üli rahul oleva näoga otsa vaadates nuusutas oma näppu. Ma ei osanud isegi midagi öelda. Lihtsalt lavasin seal ja mõtlesin, mis just juhtus. Ja siis hiljem, kui see hais juba pidevalt häiris ja ma ei saanud enam üle ega ümber sellest, et alati käed haisevad, tuli see, et ta ei viitsi vetsus põnnitada, vaid topib enda näpud ise perse ja aitab sealt asja ise välja. Tema enda sõnade järgi nii on lihtsalt ja kiirem. Kui kõva sitta seda on mina ei tee, mul on diarrhea, seda ma ütlen kohe. Nagu sa ei saaks seda välja tõmmata, sul lihtsalt nagu, meil see Berti hotellituba oli väiksem ja Malju lihtsalt jooksis vetsu, oh god, ja siis ma kuulsin kõik, mis saad, ütleme need, et me oleme väga close ja siis Malju tuleb välja, et mingi thank god, et ma Märteniga reisil ole, thank fucking god tõesti, mina pean see kurdi pasapeetrit kuulama hommikust õhtuni, sest et ta reaalselt sitab hommikust õhtuni, see ei ole okei. Nagu reaalselt seepärast ta nii peenike ongi, ta lihtsalt ta nagu lind sööb ja situb reaalselt, ei, that's it. Aga ma vähemalt ei pannud näppu perse endale, seda ma võin garanteerida. Jah. Kui see aitab kaasa. Oh my god. Aga ma ei ole enam kindel. Mina ei tea, mis sa tegid. Ja tegelikult sinna ei olnud võimalik näppu perse panna, sest see oleks käsi lihtsalt. Sa pead püüdma endale niimoodi kallutama. Palun lõpeta. Ühesõnaga, ma olin ausalt öeldes täiesti sõnatu, meie ka veel. Tundsin, et see pole lihtsalt mingi veider harjumus, vaid piiride ületamine kõik võimalikul moel. Ma lõpetasin selle asja kohe ja olin üliõnnelik, et ei pea temaga enam kunagi suhtlema. Ärge toppige näppe endale perse, ärge kunagi ignoreerige väikseid märke. Minust selliste kirjadega pane nimi kaasa, et ka mina olen vallaine, et ka mina saaksin nagu vältida. Jah, minust kui te kirjutate mingi mehe kohta, pange nimi alla, sest et ma olen vallaine. Jah, ma ei ütle, aga lihtsalt ma tean, et mina ei satuks selle otsa. Kui te vähegi mind armastate, pange nimi kaasa. Jah, aga selles suhtes, et näppe võib perse toppida, aga mitte nagu ilma küsimata. Ja, see on rape. See on rape. Mind ise kujutab, ta ütleb, et ilma küsimata pani, et mis olekus sa olid selles suhtes, et ega sa ei saa ju näppu nii lihtsalt sinna äkki ta oli nagu, vaata, nagu seljaga ja nagu lihtsalt maadi. Lootasendis. Jah, lootasendis, siis on nagu... paljalt lavad lootasendis, mis paneb näppu perse. Siis vaatab sulle otsa ja nuusutab seda ja sa ikka veel ei küsinud, et the fuck is wrong with you, sest et ta ütleb alles peale seda hakkasid tulema väiksed punased lipud. Aga vaata, kui teda ikkagi low key nagu, ma ei tea, kas on rape või abuse, et siis sa oledki šoki seisundis ju, sa oled, the fuck happened, sa ei oskagi nagu reageerida. Oma mees paneb näppu perse. Ma oleks nagu the fuck, miks sa mulle just näppu perse panid? Ja miks sa seda nuusutasid? Ja miks su käed kogu aeg sita järgi haisevad? Ka kontroll.
minu Koko küsimus kontroll. kaua te koos olite? Kaua te saite koos olla, kui sa juba ütled, et hiljem, kui see hais pidevalt häiris, kas see vahepeal häiris vähem? Venna kuradi käed küünanukini pasased ja haiseb, mis on mingi, ei no peale 3 aastat hakkas juba ülipinda käima. Oh my god. Püha Kristus. Appikene. May this kind of love never find us. No täpselt ja ma ei tea, ma võin ruttu öelda, et auhinnad said siis parim sõber Nublu, siis oli see pasamees for sure, sest me saame praegu naerda. Mallu raamat sütitas minust tule näiteks ja hea see kompliment sulle. Kiitusega jõuab alati kaugel, aga ärge nüüd ainult kirjutage, et meil ilusad toredad, et saad auhinda. Ja siis ära tõusnud Eesti kuulus näiteks. Jep. Ja saate siis kirjad ja ärge pommitage, et kui sa oled auhinna saanud, siis sa saad e-maili mingi aja jooksul, et see ei tule kohe nüüd, et see tuleb aja jooksul. Jah, ja me vist ei täpsustanud ka, et vaata enne me lugesime kõik need ette, et kes saab mis auhinna ja siis see võttis nii kaua aega lihtsalt, et me nüüd lihtsalt valisime ise ja need, kes said, need said ka kirja, et mitte kõik saavad, kelle me ette loeme. Sest et eelmine episood ei öelnud, vaata, et kes said ja need, kes said e-maili ja need, kes ei saanud, hakkas pommitama, et kus mu auhind on, et meil kahjuks on nii palju, kui on sponsorid, nii palju on auhindu, et kui te kirjutate ainult auhinna pärast, siis I'm so sorry, et noh, ma ei tea, et auhind on lihtsalt nagu tore boonus, et kirjutame ikka sellepärast, et lõbus oleks ja me üritame kõigile alati auhindu, aga vahepeal on rohkem sponsorid, vahepeal on vähem. Ja rääkides sponsoritest, siis kes tahab järgmisse hooaega tulla, siis andke teada infot. salajutud@kristinapartel.ee. See on kui keeruline. Pange salajutud, vahet ei ole. Kirjutage kuskile ja siis leiame teile koha. Ja... Sest et meil järgmine nädal juba hakkab uus hooaeg. Jah, nii et põhimõtteliselt, kes nüüd kuulab, siis kirjuta reedeks, siis peame paika panema. Ja tegelikult saab ühe episoodi kaupa ka tulla, nii et selles mõttes, et kes tahab tulla, leiame kohe, leiame aja. Ja oli tore ja järgmine hooaeg purgis. Love you, bye! Tšau!